Tere tulemast Kantar Emori turunduspraktikate podcasti Point Plus. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Heidi Reinson, Tartu Ülikooli käitumisteadlane. Tere! Tere! Täna tuleb juttu müksamisest, võib ka öelda nügimisest, nudge inglise keeles, aga laiemalt käitumisteadustest, et lahkame seda, mis see on, kuidas seda võiks kasutada, mis olukorras seda üldse kasutada ja laiemalt siis seda teemat vaadata. Aga ennem kui me lähme teema enda juurde, siis tavaliselt me käime üle ka selle, kuidas üldse inimene sattub sellesse valdkonda, et sinu teekond on ju ka puudutanud turundust ennem, aga kuidas, kui sa läksid kõigepealt lõpetasid keskkooli ära, kuhu sa jõudsid üldse omadega? Pärast keskkooli, ma ei tea, kui palju sul aega on, et ma olen juba 40, kui keskkooli lõpetasin, siis läksin Riiga õppima Stockholmi kõrgemasse majanduskooli Riias, mis on siis nagu finantsvaldkonnas on tuntum, turundajaid on sealt vähem tulnud ja see on selline, et eestlaseid lõpetab seal iga aasta, ütleme, umbes 10. No selle kooli vastu sul armastus on suur, sest sa käid õpetamas seal juba aastaga. Olen nüüd ringiga tagasi seal ka õppejõud, aga pärast Riia kooli lõpetamist ma läksingi tööle turundusse ja siis ei olnud Riias nii häid õppejõude nagu nüüd, et seal nagu ka praegu, aga siis eriti oli just see fookus oli nagu finants ja äri ja majandusteadus. Ja kui ma läksin siis turundusse tööle, siis nagu ma olen paljudele niimoodi rääkinud seda dramaatiliselt, et mul oli suur šokk, et ma ei saa üldse aru, miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad, et majandusõpikutes on nagu ilusad graafikud üles-alla. Et siis jah, ma pärast kuskil umbes 5 aastat turunduses läksin psühholoogiat juurde õppima Londonisse. Cognitive and Decision Sciences oli nagu selle magistriprogrammi nimi, mis nagu kõlab super kihvtilt, eks ole, see on ka osa enda turundamisest, et siis peab valima sellise kraadi, mis nagu kõlab kihvtilt. Sa tegid turundust piimatööstuses, jah? Ja, vaata, me tutvusime alles võib-olla mingi, ma ei tea, 5-10 aastat tagasi, aga jah, et meie teed juba siis konkurentidena ristusid, et Valios ma töötasin 2,5 aastat, enne seda Coca-Colas aasta. Ma tean, et Marit käis siin rääkimas, eks ole, et mina olingi siis see inimene, kes aasta töötas, sai oma selle Coca-Cola ülikooli ja vahel ma helitavalt nimetan seda, nagu meestel on see sõjaväe kohustuslik kaitseväeteenistus, et siis see oli minu jaoks nagu see turunduse ja inimeste ühesõnaga, turunduse selline väike teenistus, et tõesti, et see oli nii intensiivne ja lahe kogemus, et see on mulle õpetanud väga-väga palju see 1 aasta Coca-Colas. No paljud on ikkagi jäänud turunduse juurde, sa nagu ikkagi, ütleme, et sa olid sellega paralleelsete teemadega, eks ole, tegelesid hiljem, aga sa lõpuni nagu ei jäänud turunduse juurde, et mis see siis, sa said mingi moment aru, mis sind ei kõnetanud seal täielikult, et olla ettevõttes või agentuuris kuskil turunda edasi? Ma ei ütlekski nii, et ei kõnetanud, et nagu ikka on, osaliselt on kõik ka juhuslik, et kui ma tulin tagasi Londonist, siis ma põgusalt ka nüüd kui sa küsid, siis mul meenub, et et ma olin ju Savoodis lühikest aega lihtsalt niimoodi selle magistri raames, et seal siis tegime Eesti ja Baltikumi esimese neuroturunduse sellise uuringuprojekti poolakatega koostöös ja tegelikult siis ma juba teadsin, et ma kohe lõpetan ja otsin endale siis nagu uuesti seda täiskohaga tööd ja mul oligi laual, mul oli võimalus minna turundusjuhiks ka siis toiduainetööstuses jätkata. Aga siin nüüd tervitused Emori juhile Karin Niinasele, kellega mul oli tore vestlus just selle neuroturunduse uuringu läbiviimise osas. Me tahtsime Emoriga teha koostööd ja me tegime siis lõpuks Savood ja Emor ja need poolakad tegime koos selle suure neuroturunduse projekti ära ja ma ei olegi seda vist niimoodi laiale publikule rääkinud seda toredat kohtumist Kariniga, mis algas niimoodi, et tal oli nagu käed ristis ja ta hakkas, mis neuroturundused meie siin Kantaris oleme selle läbi mõelnud,
et seda ei ole mõtet teha ja nüüd tagant võib-olla tal oli õigus, et jah, et ta teadis juba ette, et see nagu pikka pidu ei ole, aga et meil tekkis selline isiklik sümpaatia ja ta sai aru, et ma ei ole lihtsalt mingi neuroturunduse müüja, et on midagi muud veel, et siis selle vestluse lõpus ta kutsus mind tööle. Et meie esimese kohtumise lõpus, et siis oligi mul laual EMOR või siis jätkata toiduainetööstuses ja see põhiargument oli, seal oli palju argumente, aga üks oli see, et mulle tundus, et kui ma juba õppisin sellist uut erilist eriala, et jah, kindlasti ma oleks saanud oma seda varasemat tööd jätkata natuke uue perspektiiviga ja oleks teinud midagi teisiti, aga see oleks ikkagi olnud selle sama vana raja nagu jätkamine, et EMORis mul oli siis võimalik nagu rakendada neid uusi teadmiseid ja tõesti, ma olen väga rahul selle valikuga ja alguses ma ikkagi olin rohkem nagu turunduse uuringute peal ja seal kuidagi niimoodi järk-järgult see avalik sektor ja käitumisteadused, seesama müksamine, mille pärast sa mind ka siia kutsusid, et see niimoodi jah, samm-sammult läks üle. Ja see päädis nüüd sellega, et sa otsustasid uuesti minna ülikooli tagasi doktorõppesse. Ja. Mis see põhjus on? Seal oli tegelikult väga konkreetne põhjus, et tuli pensionireform Eestisse, et mul ei olnud enne sellist suurt ambitsiooni hakata doktorikraadi tegema ja et võib-olla see oli mu isa unistus, võib-olla seal, et kindlasti mul oli mingi baas nagu all, et kui sulle kodus öeldakse, et doktorikraad on ainuke nagu õige ülikoolikraad, et siis et see oli võib-olla nagu see taustal ja kui pensionireformi idee välja kuulutati, see oli tegelikult juba 2019, siis see tundus lihtsalt selline võimalus, et psühholoogia ja majandus on nii ideaalselt seal niimoodi kombineerunud, et siis puhtalt selle tõttu ja kuna Andero Uusberg, kes on minu doktoritöö juhendaja, on ka minu kauaaegne sõber ja ta oli minu väitlusjuhendaja, kui mina olin keskkoolis ja tema ülikoolis, et see kombinatsioon sellest reformist ja teadmisest, et ma saan endale sellise hea, tugeva juhendaja, kes on ka ühtlasi tore inimene, et siis ma julgesin selle sammu teha. Ehk mitme asja nagu kokkulangevus on ju. No sul ei ole nagu traditsiooniline, ma ei tea, kas sa üldse tahad ennast nagu tulevikus teadlaseks nimetada, aga võib-olla, et ei ole traditsiooniline nagu teadlase karjäär, eks ole, mis ongi siis nii, et sul on baka, magister, sul on nagu teemajuhendaja, lähed kohe teed doktori on ju ja lähedki sinna teadusmaailma edasi, et sa oled olnud nagu hästi palju praktilise poole peal, on ju, palju teinud nagu reaalselt nagu uurimustööd väljaspool ja noh, nagu sa ise ütlesid, baka ja magistri ja nüüd doktori vahel on igal pool mingid vahed ka olnud, et mis tee on sinu meelest nagu mõistlikum tee? Ma ei taha siin endale võtta seda rolli, et ma nüüd ütlen, mis on õige, mis on vale, aga oma kogemusest ja sellest nagu meie erialast lähtudes ma ütlen, jah, tegelikult ma julgen öelda, et see on selles mõttes ainuõige, et see, just see interdistsiplinaarsus pluss see, et sul on, ja ma ei taha öelda reaalse elu kogemus, teadlastel on ka reaalse elu kogemus, aga et võib-olla siis see, mis nagu erasektori ja või ka avaliku sektori, et sa ei ole nagu ainult ülikoolis, et see lihtsalt annab nii palju juurde. Muidugi õnneks on väga palju võimalusi tänapäeval ka, et kui sa teed järjest oma kraadid ja töötad ülikoolis, ma tean oma kolleegide pealt, et nad teevadki ka näiteks avaliku sektoriga koostöös, erasektoriga koostöös koolitusi, projekte, konsultatsioone, et need piirid on nagu nii hägusad, et selles mõttes ma ikkagi ütlen, et ei ole ühte ja ainsat õiget teed. Mina olen oma teekonna üle uhke ja õnnelik, ei ole kahetsusi ja tõesti nagu igas projektis ma näen, et see, et mul olid varem need teised kogemused, et need nagu rikastavad. No ma olen sarnases situatsioonis suga, et tegin baka, oli pikk vahe, tegin magistri, oli pikk vahe ja siis nüüd doktori õppes täpselt samamoodi ja ma vaatan nagu kuna doktori õppega tuleb kohustus ka õpetada, eks ole, et siis tegelikult nagu tänapäeval, võib-olla kogu aeg on olnud, et tegelikult üliõpilastel on ikkagi ootus, et see, kes ees on ka mingi praktilise vaatega, et neil on kuidagi nagu skepsis, seal on midagi teatud erandeid, kes on tõesti oma teaduskarjääris teinud mingid tohutud hüpped ja nad kuulavad selle pärast ja lihtsalt karismaatika
karismaatiline isiksus, on ju. Aga et sellist nagu tavapärast, et ta, ütleme 30-selt on siis oma doktorikraadi kätte saanud, noh natuke üle võib-olla, ja tal ei ole ühtegi praktilist kogemust, see, et sa mingit projekte teed, on teine asi, et sa oled vastutanud millestki. Et minu meelest see nagu ootus on teine, ma ei tea, kuidas sa oled seda tajunud üliõpilaste poolt? Ja ma tegelikult seal SSRIas olen juba 12 aastat õpetanud, et ka Emori töö kõrvalt hakkasin seda tegema juba enne doktorisse astumist ja ma olen seda väga nautinud, välja arvatud eksamite parandamist, aga see on olnud jah, väga, väga tore töö ja ma olen ka näinud nüüd selle aja jooksul sellist nagu põlvkonnavahetust, aga üldiselt tõesti jah, et ma näen, et kõige rohkem nad hindavadki neid isiklikke kogemusi selles mõttes, et sa saadki jagada, et näed, et mina vastutasin selle eest, mina tegin selle projekti ja sa räägid, sest aina enam kõik see info, teooria, kõik on kättesaadaval ja on palju karismaatilisemaid lektoreid kui mina, keda YouTube'is on võimalik hommikust õhtuni vaadata, eks ole, kellel on ka oma kogemused ja kõik, et kui sa juba, eks ole, lähed siia kohalikku ülikooli ja maksad ka selle eest, et kuulata kohalikku lektorit, siis jah, mina näen, et see on väga suur pluss, kui sa saadki tuua selle oma bagasi, portfelli, oma portfelli. Kogemuste poole. No ma seda teemat tahan niimoodi lõpetada, et kui keegi on niisugusel lahkmel, et ta on võib-olla 35 pluss 40 juba, et mõtleme, et aga et võiks teha, kas sa soovitad doktoriõpet ka nagu hilisemas elus teha, et seal on ikkagi see, sa lähed tagasi kooli, on päris palju õppimist, et see õppimisharjumus on võib-olla kadunud ja et kas on palju kaasa võtta, et ta võib-olla mõtleb, et ta juba teab praktikas palju asju? Mina väga soovitan, kui sul on selline teema, mida sa tahad uurida, et tegelikult ju doktoriõppe, ma arvan, et ka see tähendus on inimeste jaoks nagu väga, nagu neil on mingi et sa oled mingi doktoriõppe, nagu juba see õppe, eks ju, et sa tahad nagu õpid, et praegu minul, ühesõnaga ma lähen korra sammu tagasi, et minul vedas ka sellega, et ma astusin sisse siis, kui oli veel see eelmine nii-öelda süsteem, et ma olingi õpilane, siis sain olla, nagu sain doktoriõpilane, võtsin õppeaineid ja siis tegin oma doktoritööd, aga praegu ikkagi, kui sa täna astud ülikooli doktorandiks, siis sa oled noorem teadur, see on nagu entry level selline töö, ka palgatasemed nüüd olenevalt ülikoolist on väga, nagu kui sa tõesti teed seda näiteks kohe pärast magistrit või 20-ndates, et siis see on ka selline juba karjäärimudelina nagu teistmoodi läbi mõeldud. Kui nüüd meie vanuses seda teha, siis jah, mul vedas, et mul oli endiselt see vabadus mitte olla noorem teaduri lepinguna nagu päris tööl. Ma ei tea, ühesõnaga, ma soovitan, aga sa pead siis seda teemat väga armastama, et sa tahad siis selle teemaga 4-5, olenevalt kui aeglaselt ja teiste projektidega paralleelselt seda teed, et sa pead seda tõesti siis tahtma teha. Ja ma siin sellise vahenaljana ikkagi ütlen, et see on ka väga, see on selline ego ülesanne, et tuleb olla siis valmis selleks, et sa oled nagu oma ala tippekspert, eks ju, ja siis sa lähed ülikooli, sa oled noorem teadur, ainult doktorant, eks ju, et kui sul veel doktorikraadi ei ole, sa ei, ma ei tea, et ei tohi võib-olla isegi enda kohta teadlane öelda, ja siis eriti kui näiteks ma olen koostööd teinud siin teiste ülikoolidega ja siis ma ei tea, Zoomi kaudu ei saa kohe arugi, et tegelikult see inimene nagu ei ole lihtsalt doktorant, et see on selline huvitav olukord, et sa võib-olla mõnes olukorras siis pead selle tiitliga, siis, et selle uue tiitliga, et sa doktorant, pead siis tõestama ennast või selgitama, et ma ei ole nagu tavaline doktorant, et ma olen nagu 20-aastase töökogemusega doktorant, et jah, see on olnud väga, see inglise keeles on see humbling. Ei, sama kogemus siin, et see, et sa olid omal ajal nagu tipp, eks ole, mingis vallas on ju ja midagi nagu juhtisid ja otsustasid, siis seal sa oled nagu väike üliõpilane, eks ole, on ju. Aga minu kogemus on sellest olnud ikkagi see, et selle õppe, mis oli, mina õppisin tohutult palju, et see oli minu jaoks nagu üllatav, et kui mul oli nagu, isegi kui mul oli magistri vahe ja baka vahe, siis ma magistris nagu väga ei tunnetanud sellist nagu
taseme vahet, on ju. Loomulikult sa said midagi nagu uut, on ju, aga doktorantuuris ma nagu tundsin, et ma nagu õppisin, et minu jaoks oli see hästi nagu nauditav, aga selleks sa peadki nagu seda aega võtma ja ma arvan, et kõige suurem nagu tegelikult, üks on see, et see humbling on ju, aga et on see, et kuidas sa manageerid oma isikliku elu ära. Noh, et pere ja kõik, ja see on nagu raske, et sest see ikkagi, sa ei saa teha nagu mõningad magistratuurid tehakse läbi ju niimoodi, et kuidagi tead, esitan midagi ära, et sa ikka pead nagu asju läbi töötama, muidu sa ei saa kuhugile vist. Ja kuna meil on ka see eeldus, et doktorikraadi kaitsmiseks sa pead vähemalt 3 artiklit avaldama. Või monograafia, üks ei, meil ei ole, et vähemalt 3 ja võib-olla isegi, ma ei taha ära sõnuda, võib-olla mul tuleb 4, aga et see just seoses pereeluga ka, et sa üritad nagu selgitada, et saad aru, et see on minu esimene teadusartikkel, eks ju, ja no ongi, et võib-olla kui ma oleks teinud seda 25-aastaselt, siis oleks nagu suva, aga et mul on see selline tunne, et ma nagu oleks sahtlisse, et mingi luulekogu kirjutanud ja siis nüüd ma avaldan selle ja kõik nagu näevad siis ja hindavad, et siis et see selline esimese teadusartikli maailma saatmine, kuigi võib-olla seda loeb ainult mingi seal 3 inimest, eks ju, ma loodan, et mitte, aga et jah, selles on nagu mingit sellist uut moodi pinget, et mida on ka raske võib-olla oma lähedastele selgitada, et mis asja, et tee valmis, et terve elu oled teinud mingeid aruandeid ja asju nagu, aga see on kõikide esimeste, ma ütlen, et peame tunnistama, mina ei ole suutnud ju siiamaani kirjutada ühtegi teadusartiklit ja see on siuke writer's block vist või, ja ma vaatan kõrvalt, eks ole, et kui sa ise ma juhendan praegu on ju palju neid baka- ja magistritöid on ju, ja siis ma näen, kui raske see nendel on, ja siis ma kõrvalt mõtlen, et see on ju nii lihtne, see on süsteem ja nii lihtne ja miks te siin nüüd nagu igistate ja ise oled samas seal ja ma arvan, et see on vist, et kui sa ükskord ära teed, siis hakkab see jälle nagu minema, ma ei tea, eks seda nagu näis on ju. No lähme käitumisteaduste juurde, et sa ütlesid nii ilusti, kui sa lõpetasid ära, eks ole, selle esimese kõrghariduse ja siis sa nagu arvasid, kõik on niisugune ratsionaalne, teoreetiliselt on ju. Et on olemas niisugune asi nagu ratsionaalse valiku teooria, mis ütlebki seda, et inimene on ratsionaalne ja mõtleb. Hiljem sa läksid psühholoogiat õppima, nüüd sa oled käitumisteadustest, et ratsionaalsus on mingi aspekt, aga vist mitte ainus, jah? Jah, seal on ka natuke koolkondade ja võib-olla ka, et milline seisukoht on moes, et ka teadustes on moed, et võib ka täiesti väita, et inimesed ongi ratsionaalsed, lihtsalt võib-olla see majandusteadlase ratsionaalsus on selline piiratud nägemus, ja kui juba nagu hüpata sellesse päris maailma, eks ju, et kui inimesed teevad oma igapäevaseid otsuseid ja nüüd viimastel aastatel ma olen väga palju koostööd teinud ja väikse koormusega tööl olnud ka Riigikantselei innotiimis, kus me siis ka üritame inimeste käitumist mõista ja mõjutada, et siis seal on hästi kihvt mantra, mille ma arvan, et Helen Tammsaar nagu tõi sinna majja, et kui sa arvad, et inimene teeb rumalaid otsuseid, siis sa järelikult ei ole veel endale nagu tema seda elu piisavalt selgeks teinud. Et sa lihtsalt ei mõista seda, mille baasil ta seda otsustas. Väga lihtne näide, et võib-olla tal lihtsalt ei olnud aega teha seda nii-öelda ratsionaalset või optimaalset otsust, ma ei tea, töötab 2 koha peal ja ots otsaga tuleb kokku ja siis niimoodi mõnus on kuskil kabinetis mõelda, et huvitav, et ma panin info kõik ju kodulehele üles, eks ju, ja seal on näiteks võimalik taodelda mingit toetust või mis iganes, et miks inimesed ei tee ratsionaalset otsust, et see on ju nii lihtne, eks ju. Võib-olla tal lihtsalt tal pole aega või mis iganes sellised. Sa nii ilusti ütlesid selle kohta, eks ole, et me, et teaduses on ka sellised nagu mingid trendid tõusevad, mingid lähevad, on ju, et võiks nagu öelda, et kui sa kõrvalt vaatad, et et kuidas siis teadlased ei tea, on ju, et kui sa võtad nagu, ma ei tea, matemaatikat või füüsikat, et seal on mingisugust asjad välja nagu avastatud ja siis need nagu justkui on ja siis sa avastad midagi sinna peale ja nii edasi, nii edasi. Ja kõik, mis on selline nagu, ma ütleks siis pehmem teadus või ma ei tea, psühholoogia, võib-olla ka
käitumisteadused seal osas on ju. Et ma kunagi tegin kasvatusteadustes läbi neid aineid ja siis ma vaatasin ka, et ajalooliselt on asjad ikkagi väga palju muutunud, on ju, need nagu nurgad, kuidas kedagi peaks kasvatama, et siis sa nagu mõtled küll, et oot, et kas see tänane, mis on öeldud, et kas seda peaks rakendama ja nüüd kas see on see, mis ongi see. Ja, et kas see on nüüd lõplik? Jah, et arvatavasti ei ole, kui me vaatame, et need asjad on muutunud, ehk et kui keegi midagi väidab, siis me saamegi väita selles ajaruumis selle teadmise juures, on ju. Ja et kui sa viitad sellele, eks ole, et muidugi seal on ratsionaalsust, aga kui me võtame ka turunduse mõistes, on ju, et kogu see brändindus ei ole absoluutselt ratsionaalne, ta on ikkagi puhas nagu emotsionaalne pool, on ju, et siis võiks öelda, miks sellega üldse tegeleda, kui nagu inimene on ratsionaalne, siis me annamegi hinna ja ütleme, et need omadused on sellised, et mingi kombinatsioon seal on ju, ja siis me proovime nagu aru saada, mis see kombinatsioon on, eks ole, et millega siis nagu rohkem tegeleda, et seda inimest mõjutada. No küsimus on, miks üldse inimest mõjutada on vaja, las ta elab oma elu. Ma ohkan, jaa, muidugi, las me kõik elame oma elu, aga et siis, kas siis, kui sa mõtled nii, et ärme mõjuta inimesed, las nad elavad oma elu, et kas sa mõtled siis, et ettevõtted ka ei tohiks neid mõjutada või? Ei, ma ei ütle, ma ei mõtle, et tohiks, ma lihtsalt nagu, see on niisugune natukene utreeritud küsimus, aga läksin kaasa provokatsiooni. Et miks me üldse peame nagu nii ettevõtetena või kui riigina või mingite ideede mõistes nagu mõjutama või ajakirjandus, et ma olen küsinud, et kas ajakirjanduse mõte on ju nagu edastada informatsiooni, on ju, jah, aga teatud tingimustel tegelikult nad tahavad mõjutada käitumist ka, mis on mobilisatsioon ja mingisugune riiklikult huvid ja nii edasi, siis ütled, et tegelikult seal justkui nagu midagi on. Et tulles tagasi sinna, et võiks ju olla nii, et ma ettevõttena teen vajaliku asja, mida ma mõjutama, ma ütlen, et mul on see asi, et sellest piisab, et miks me oleme situatsioonis, kus me nagu, kus inimesele sellest ei piisa, et on mingi info väljas, et me peaks just hakkama nii armas, Alar, aga nagu kui sa lähed veel 2 sammu edasi, et ma täitsa nagu huviga küsin, et kirjelda mulle, et milline see neutraalne elu on, nagu et milline on selline, et mind ei mõjutata, et ma ärkan hommikul üles ja ma lähen ostan selle õige toote, et kuidas see üldse on võimalik. Selle taga on see, et ma ei ütle seda, et kommunikatsioon ei peaks olema. Kommunikatsioon, ega reklaam ongi kommunikatsioon, ma informeerin oma pakkumisest. Ja see on juba mõjutamine. Aga selles mõttes, vaata nüüd ongi küsimus, et missugust informatsiooni ma seal sees kasutan. Me muidugi kasutamegi sellist, mis hakkaks mõjutama. Aga kui ma lihtsalt ütlen, et lambipirn 560 vatti Selveris. No, see on informatsioon, see ei ole nagu mõjutatav informatsioon, ta on nii palju mõjutatav. Aga kui seal on kõrval teine, näiteks, et seal on nagu, mis on natuke odavam või natuke parem, et siis see juba muutub. Kellegi teise pakkumine on pandud, on ju, et et ma olen selle poolt, et samaväärsed pakkumised võivadki kõik olla, selleks see niisugune avalik ruum ongi tehtud, aga ma mõtlen, et miks sellest ei piisa, see on utreeritud küsimus, et miks me peame hakkama nagu paketeerima seda pirni seal kuidagi nagu nii välimuse kui kõige muu mõistes, et miks me inimesena oleme selline, et meil ei piisa sellest lihtsalt nagu plain informatsioonist, et et riigina sa ka ütled, et jõuame siia pensionite juurde, aga praegu käib see, et varu endale mingeid asju, on ju, et lihtsalt nagu informatsioonist, et talle peab kuidagi nagu hakkama tegema selgeks, et ta saab aru, et mis see nagu eeldus on, miks sa seda tegema peab ja mis tagajärjed võiks olla, kui sa ei tee. Ja ma saan aru, mis sa mõtled, aga see on nii... ma arvan, et see on mitte ainult naiivne, aga nagu ebarealistlik on ette kujutada sellist elu, kus on neutraalne keskkond, et see lihtsalt ei kas see tuleb konkurentsisituatsioonist või? Okei, et jah, kui me võtame erasektori, siis see kindlasti tuleb konkurentsisituatsioonist, et juba kui tuleb see teine lambipirn, eks ju, siis juba sa pead kuidagi eristuma, eks ju, et see tuleb väga kiiresti, tekib see olukord, et ei piisa ainult sellest, et sa ütled, et sul on sellise hinnaga toode, millel on üks omadus, pluss lambipirn on äärmuslik näide, et enamikel toodetel on ju nagu erinev, ei ole ainult ühte omadust, mida mainida, aga ka kõik see muu pool inimeste käitumises, et kui seesama kriisiks varumine, pensioniks kogumine, vaktsineerimine, lambipirnide ostmine, et inimese tähelepanu eelarve tundide osas käib ka konkurents, isegi kui sa ei mõtle seda niimoodi nagu turunduslikult, et see lihtsalt ei ole realistlik ootus, et inimene iga päev teeks hommikust õhtuni õigeid otsuseid, ärkab üles, ütleb nii,
vaatame, vaktsineeri.ee lehel on mingisugune graafik, eks ju, ma olen täiskasvanud inimene, ma vist pean, ma pean difteeria vastu ennast uuesti vaktsineerima, kust ma oleks pidanud seda teadma, eks ju. Et me ei saa oodata, et inimene läheb ise nagu proaktiivselt seda õiget infot otsima, kui sa annad talle lihtsalt fakti, et või isegi nagu, ma ei tea, käsu, et vot, varu endale 2 pakki tatart ja 3 konservi, no aga ma ei tea, et mu laps tahab täna hoopis, ma ei tea, kinno minna ja palgapäev on homme, et miks ma peaksin täna riigi soovitusel ostma endale tatart, mis 2 kuu pärast aegub, meil keegi ei söögi tatart, et nagu, et ikkagi väga kiiresti ka seda utreeritud olukorda ette kujutades tekib nagu see plokk ette, et oot, et me peame inimesi veenma või aitama, et ta just täna selle otsuse teeks, et paljude selliste pikaajaliste otsuste või pikaajaliste tagajärgedega otsuste puhul on ka selline inimlik aspekt, et ma elan tänases, see tänane stress, tänased mured, see, et mul, ma ei tea, lapsel on praegu kõht tühi, mis iganes, mul on kiire, see on kõik palju tähtsam, kui mis võib-olla sünnib 5 või pensioni puhul, ma ei tea, 50 aasta pärast, eks ju. Et siis juba see psühholoogiline võitlus selle tänase ja tuleviku mina vahel, kui me mõtleme eriti nagu tervisekäitumist ja finantskäitumist, siis täiesti siiralt ma ütlen, et inimestel ongi vaja abi selles mõttes, et asi ei ole selles, et inimesed teevad rumalaid otsuseid, vaid et see lihtsalt on nagu see nagu ebainimlikult raske täna näiteks loobuda millestki selle nimel, et ma ei tea, võib-olla meil 2 nädalat pole võimalik poes käia ja ma pean oma perega seal kriisis hakkama saama või et võib-olla ma pensionipõlves hakkan rohkem teenima, kui ma pensioniks, kuna see pensioni säästmine on see minu lemmikteema, et siis see on tõesti, see on lihtsalt väga raske on otsustada, et see tuleviku mina, kes tundub nagu võõras inimene, et ma nüüd temale pean andma raha, et ma tahan täna seda raha, mul on praegu vaja seda raha. No ma tulen siia korra tagasi, aga et kui ma vaatan majandusteadusi või üldse nagu turunduse nagu sihukest ajalugu on ju seal see, et 50-ndatel tekkis alles see niisugune nagu turunduskontseptsioon, eks ole, et meil on vaja kuidagi kommunikatsioonis ka eristuda ja et panna midagi sellele tootele lisaks juurde, et varasemad etapid oli selline, et ei olnud mingit asja, siis hakati tootma, seda ei suudetud nii piisavalt toota, seal ei olnud midagi sellist vaja, on ju. Ja nüüd me oleme jõudnud sinna, et me ei räägi isegi need toodetest, et neid on nii palju, on ju, aga sa räägid ka sellest, et tegelikult elus on nagu nii palju otsuse momente, et sa ütlesid nagu ilusti ütlesid seda, eks ole, et sa pead tänases päevas juba väga palju otsuse momente tegema ja selle nimel siis nagu kommunikeeritakse, et vaata mind, on ju. Aga lisaks sellele sa pead veel panema talle see, et kuule, et ei ole isegi nagu, omal ajal, ma ei tea, keegi seal kasvatas vilja, on ju, et panne nüüd, eks ole, seeme maha, et siis sa saad selle talve üle elatud, eks ole, on ju, vaid sa pead nagu mõtlema veel kaugemale, et mitte see järgmine talve ei ole küsimus, on ju, et sa räägidki seda mõnes mõttes, et me peame inimesi nagu mitte halvas mõttes mõjutama, aga tooma talle nagu ette teemad, mis lisaks sellele, et ta tänase eluga hakkama saaks, oleks ka nagu järgmiste eluetappidega hakkama saaks. See on siis see niisugune nagu väljakutse koht, jah? Ja just ja teema, mis mind viimasel ajal eriti köidab ja millesse ma kindlasti tulevikus rohkem energiat panustan, on ka see konkurents ma natukene nüüd dramatiseerin, et era- ja avaliku sektori vahel see tegelikult ei ole nii, et ka mõlemas sektoris on ju nagu erinevaid huve, aga et see, kuidas sina praegu selle sõnastasid, eks ju, et näed, me peame inimesi nagu et heas mõttes mõjutama, et nad mõtleks ka tuleviku peale, eks ju, et siin on juba see vastutus, et kui me lubame ettevõtjatel näiteks mõjutada inimesi täna, et söö rohkem komme, siis et kust see tasakaal siis tuleb, et siis ei saa öelda, et siis näiteks, ma ei tea, Tervise Arengu Instituut võiks anda lihtsalt info, nagu et miks on üldse vaja mõjutada, et anname info, et siis see on juba nagu eos selline ebaõiglane olukord, eks ju, et me ütleme, et siis need, kes tahavad müüa näiteks suhkrut või online kasiino teenust, eks ju, et nemad võivad inimesi täna nagu
toita ja neilt raha võtta, aga siis näiteks pensionifond või Tervise Arengu Instituut, et nad võiks lihtsalt anda selle info, et selline on teenusetasu või et näed, et siin on see toidupüramiid, et me kõik ju teame, et on see, et oleks vaja natukene suhkrut ja rohkem teravilja või mis iganes, need ka natuke see on ka teadus, mis natuke muutub, eks ju. Et see ühesõnaga, et tulles tagasi selle küsimuse juurde, et miks me üldse peaksime inimest mõjutama, on see, et neutraalset keskkonda ei ole olemas, me ei saa ja me ei taha ju tagasi pöörata ka kogu meie seda ärimaailma nii, et me ei luba kellelgi mõjutada, et sellist neutraalset keskkonda ei ole olemas ja et juba praegu me näeme, et on ebavõrdsed mängureeglid erinevate valdkondade vahel, isegi ka erasektori sees, et ongi, et kui sa oled seda näidet ma olen mingid konverentsidel väiksemates seltskondades toonud, et kui sa oled kui sul on moeäri, eks ju, sa võid öelda, et 50% allahindlust tule osta 2 ühe hinnaga, eks ju, ja sa võid isegi nimetada, et see käekott on investment piece, nagu et kui sa loed moeajakirju, et on nagu pealkirjades nagu et see käekott on hea investeering või need kingad, eks ju, aga et samal ajal me ei luba näiteks finantsteenustel kogumis- ja investeerimis nagu siis võimalusi niimoodi promoda sama agressiivselt, me ei saa öelda, et see aktsia on praegu -50%, et näed, osta. No see, et käitumist saab mõjutada, see on ju selge, seda ütlevad meile seadused, sest muidu ei oleks seda ebavõrdset kohtlemist ka eraettevõtluste seas, et mingid valdkonnad võivad toota, võivad teenust osutada, aga kommunikeerida ei või. No see on muidugi fundamentaalselt selline nagu huvitav küsimus, mida ma mõtlen, et mu pähe natuke ei mahu see, et miks me lubame mingeid asju, mida me nagu kardame kommunikeerida, et see nagu mõjub siis nagu halvasti, et mina siis keelaks üldse selle valdkonna ära, et see, aga see on selline, ma ütlen, selline filosoofiline diskussioon, ma saan aru, et riigid tahavad saada ka makse ja sellel lubatakse toimida, aga see, et on piiratud kommunikatsioon, see näitab, et kõik kogemused varasem näitab meile seda, et järelikult selle tulemusena hakatakse ka rohkem midagi või teistmoodi tegema, nii et see on nüüd nagu, ütleme, seadusandja poolt juba tõestatud ära, on ju, muidu neid piiranguid ei tehta ja eriti, mis puudutab sulle lastele suunatud, kus see siukene nagu, ütleme, mõju on veel suurem, on ju. No lähme korra selle müksamise juurde, eks ole, et mis selles üldse eripärat on, et miks see üldse teemana tekkis, miks sellel on mingi termin üldse tekkinud külge? Ja kusjuures siin ka ma arvan, tuleb nüüd mängu see, et kui sa oled enne töötanud turunduses ja kogu aeg nagu pidanudki inimesi mõjutama, et see ongi su töö tegelikult ju. Ja siis seesama müksamine, eks ole, et müksamine on selline sekkumine valikute arhitektuuris, kui niimoodi täpset definitsiooni pidi minna, mis ei mõjuta inimese valikuvabadust, ei muuda tema majanduslikke väljavaateid, et see ei ole näiteks kõrge maks, automaks ei ole müks, ma ütlen lihtsalt. Aga see sekkumine tugineb käitumisteadustel, psühholoogial, et me teame, et see võiks inimesi siis mõjutada ette ennustatavas suunas, et me paneme seal kõige klassikalisem juba leierdatud näide, et paneme sööklas salati natukene ettepoole, et sa kõigepealt paned taldrikule salatit, et siis võib-olla jääb friikartulite jaoks vähem ruumi, et sa jätad kõik vabaks, et sa võiks ka ära keelata, et koolisööklas ei tohi friikartuleid üldse pakkuda või mingeid asju, mis me eeldame, et on ebatervislikumad, aga et selle asemel, et keelata, me siis püüame mõjutada nii, et me eeldame, et see mõjutab õiges suunas nii-öelda, aga et valikuvabadus jääb ja sellel ongi nagu, ja see kogu see müksamise teema on tulnud ju just avalikus sektoris, nüüd vahel kasutatakse et müksamine turunduses, aga see tundub mulle, me võib-olla jõuame selleni, see tundub mulle natuke absurdne, aga et müksamine jah, tuligi avaliku sektorisse sellise nagu lubadusena, et näed, saad odavalt inimesi, kogu see buum tuli niimoodi aastal, ütleme, 2010, mis oli kohe pärast majanduskriisi, et see oli selles mõttes üle poliitilise spektri hästi nagu
hea asi, mida nii-öelda jutumärkides müüa poliitika kujundajatele ja poliitikutele, et näed, et me ei piira vabadusi, noh, et selles mõttes inimene võib teha, mis tahab, aga me üritame teda niimoodi siis pehmelt mõjutada ja näete, vaata, nii odav ju, et näiteks muudame selle vaikimisi valiku ära või saadame e-kirja, saadame SMS-i, et see võrreldes näiteks mingisuguse suure propaganda või kampaania, koolitusprogrammiga, selliste teiste klassikaliste mõjutusvahenditega võrreldes müksamine nagu lubas odavat sekkumist, mis võib olla suure mõjuga ja säilitab inimese vabaduse. Et lihtsalt ma selgitan, et miks niimoodi tagantjärgi on mõistetav, et see kogus kiiresti populaarsust. Kuule, kas mõjutamise asemel me võiks isegi kasutada sõna suunamine või see tundub nagu pehmem sõna. See, mis sa ütled, et valikuvabadus nagu on olemas, see tähendab mulle seda, et demokraatlikud ühiskonnad võiks seda kasutada, jah, sest autokraatlikus ühiskonnas võetakse valikuvabadus ära ja suunatakse ikka. Ja kui seda on ka huvi, just üks mu kolleeg kolis just Singapurist tagasi Eestisse ja Singapuri ka vahel tuuakse näitena, et seal kasutatakse käitumisteaduseid väga edukalt, aga et kui sa mõtled, et seal nagu foonil on tegelikult väga selline reeglite ja väga karmide karistustega süsteem, et siis sa võid nagu inimesi müksata, aga kui kõik muu on väga karm, et siis et võib-olla see ei ole üks ühele näiteks Eestisse üle toodav. Singapuris on see, et kui nätsu viskad maha, siis lähed ka vangi. No just. Aga et see protsess algab, eks ole, sellest, et sa paned selle lõppeesmärgi paika, nagu kõikide asjadega on, et mis sa tahad siis, et muudetaks selles olemasolevas mustris, võiks siis öelda nii, jah? Et sul on mingi mure sellega, et need asjad ei lähe niimoodi, on ju. Nüüd, meil on siin palju distsipliine, eks ole, teenusdisaini distsipliin, klassikaline turundusdistsipliin, nii edasi. Tegelikult teevad ju samu asju, et meil on mingi eesmärk, me tahame seda, turundus klassikaliselt eraettevõtlus tähendab nagu meil peab mingid kasumid siin käivet tekitama ja nii edasi, kuidas me saame teha, mis asju meil oleks vaja toota ja nii edasi. Et mis nendest, kas sa võiks öelda, et nad ei ole omavahel nagu konkureerivad asjad, eks ole, nad on mõnes mõttes võib-olla nagu mingid teised vaated asjadele, kuidas me alustame protsessidega ja kuidas me neid protsesse läbi käime, kui me asju kavandame ja hiljem viime või? Ja siin jällegi ma tunnen, et on tulnud kasuks see, et oled erinevates tiimides, erinevates valdkondades töötanud, et sa näed nagu kohe ära, et see on tegelikult kõik see sama asi, me üritame inimest kõigepealt mõista ja alles siis hakata mõjutama, et hea turundus, hea kommunikatsioon, teenuse disain, kõik see peaks ju lähtuma sellest samast printsiibist, et mõistmine ja siis mõjutamine ja käitumisteaduste puhul nagu on siis see kolmas ja see peaks olema igal pool oluline, aga et suure rolliga etapp on siis ka see mõõtmine, et just see selline teaduslik mõõtmine, et läbi kontrollgrupiga juhuslikustatud uuringute ja selles see käitumisteadused on toonud võib-olla ka selliseid meetodeid ja võtteid, mis jällegi, et kui sa oled turunduses töötanud, et see on põhimõtteliselt nagu AB-test, aga mitte päris, sest just see kontrollgrupp, tihti nagu AB-test tähendab seda, et sa lihtsalt võrdled näiteks 2 erinevat reklaami saada või 2 erinevat kirja või midagi sellist, et kontrollgrupi puhul on just oluline vaadata, et üks grupp ei saaks üldse sekkumist, nagu et oleks see tavapärane olukord säiliks ühe grupi jaoks, sest seal on kohe siis näha, et mis on nagu see näiteks kas kirja saatmise või reklaami mõju üldiselt ja siis veel nende 2 erineva versiooni vahe, et seal on nagu, see on väga oluline nagu selline silmas pidada ja annab nagu hoopis teise mõõtme. Aga üldiselt ma olen sinuga täiesti nõus, et kõik nagu kommunikatsioon, turundus, teenuse disain, et need etapid, mida on vaja läbida, on samad ja ma näengi, et nii palju on need ka läbi põimunud nii avalikus mõnes riigis on näiteks ka sama Eesti innotiim, mis endisel kujul praegu ei jätka, et nad on nagu mitu tiimi on nüüd kokku pandud Riigikantseleis, aga et see mida nemad on nüüd ütleme peaaegu 7 aastat teinud, ongi teenuse
disain mõtlemise ja hiljem just käitumisteaduste nagu kombineerimine väga edukalt ja just mulle tundub, et sealt nagu tuleb veel rohkem nagu seda erinevate valdkondade pädevusi, et ongi, et sul on kõigepealt antropoloogiline uuring, et sa teed näiteks intervjuusid, mis ka on teenuse disaini puhul on olnud alati kasutusel just need intervjuud kasutajatega, eks ju, mis sellise klassikalise käitumisteaduse puhul, mis on tulnud läbi ülikoolide ja avaliku sektori, seal Suurbritannias näiteks, et nemad on nagu ringiga jõudnud selleni, et oot, et tegelikult võiks inimestega rääkida ja kõik see näiteks koosloome on tulnud nagu hiljem kuidagi sellise taipamise. Kas algul on olnud rohkem nagu numbriline või kvantnäitajate pealt vaadatakse? Ja täiesti nagu selles mõttes see klassikaline, see behavioral economics, mis eesti keelde tavaliselt käitumuslik majandusteadus, meil on eesti keelde nii palju kohmakaid ja konkureerivaid termineid, aga et see on olnud täielikult kvant, et tehakse katse, mis tugineb, varem on see olnud ka nii, et see tugineb peamiselt kas teoorial või siis näiteks teadusuuringutel, mis on tehtud mujal riikides, eks ju, näiteks klassikaline näide, et sotsiaalne norm, et see ju, et inimesi mõjutab ju see, kui ma ütlen, et juba, ma ei tea, 80% eestlastest teevad seda, et paneme selle igasse kirja ja siis teemegi selle juhuslikustatud kontrolluuringu ja siis täitsa puhtalt kvandi ja suurte valimite pealt, et näeme, et sellel oli nüüd +5%. Aga et seal siis võib-olla, kui sa oleks oma valdkonna, näiteks ütleme finantskäitumine, mis on minu nagu siis leivanumber, et kui sa teeksid mõned intervjuud, üritaks aru saada, et mis on inimeste jaoks oluline, siis sa ei astuks sinna ämbrisse, et saadad mida näiteks üks Hollandi pank mõned aastad tagasi tegi, et proovisid ka sotsiaalset normi kasutada inimeste säästmiskäitumise mõjutamiseks. Selle käitumise puhul sellel on vastupidine efekt ja nüüd aina enam on selle kohta tõendeid nii avaldatud kui ka niimoodi rääkides teiste käitumisteadlastega, et kui, ja me võimegi selle nüüd lahti harutada, et miks siis see sama printsiip, mis nii kuulus, et sotsiaalse normis on ka, et ma ei tea, Tallinna Ülikoolis näiteks ju Tiina Hiob ja teised kui õpetajatega seal nii reklaami kui tarbija käitumist, et kõik need klassikalised Robert Cialdini mõjutamisvõtted, eks ju, et seal see sotsiaalne norm on ju, et kõik, kes on neid erialasid, ükskõik kas turundust või psühholoogiat õppinud, et need printsiibid on siis nagu klassika, eks ju. Et aga kui sa nüüd mõtled, et okei, et on tehtud kihvte uuringuid, kus näiteks sulle saadetakse kiri koju, et naabrid kasutavad vähem elektrit, siis nüüd, kui me üritame nagu empaatiliselt aru saada, et kuidas inimesi mõjutada, et siis mis su peas nagu käib, et okei, et võib-olla tõesti, et kui ma seal toast nüüd lahkun, et ma peaksin tule kustu panema, et võib-olla ma olen natukene nagu lohakas olnud, et kui teised suudavad, et ma suudan ka, aga et kui sa saad kirja, et teised sinusugused, ma ei tea, säästavad ja investeerivad rohkem, see on nagu teist tüüpi otsus, teist tüüpi kontekst, see võib tekitada hoopis nagu trotsi, et mis mõttes nagu, et mul on palju raskem, mul on tegelikult, ma ei tea, et mul on 2 väikest last, mul on need kulud suuremad, nagu mis mõttes mu pank kirjutab mulle teised nagu, teised on nii tublid ja sina, Alar, nagu, et ma näen, et seal on ka nagu see aspekt, eks, et see nagu privaatsuse riive, nagu, et mis mõttes, et sa võrdled nüüd ja, et sa vaatad, palju ma säästan ja sa võrdled mind nagu teiste minusugustega, mis üldse tähendab minusugused, eks ju. Et see sama justkui täiesti 100 aastat tõendatud printsiip mõnes valdkonnas mõjub vastupidiselt ja nüüd ma tulen tagasi selle sinu algse füüsika ja muud valdkonnad, kus ka tegelikult füüsika ka ju areneb väga kiiresti, et see ei ole niimoodi, et me ikka oleme ainult oma Newtoni seaduste juures, aga loomulikult füüsikas ja reaalteadustes on rohkem selliseid printsiipe või valemeid, mida enam nagu kahtluse alla ei seata ja sotsiaalteadustes see paraku nii ei ole, et seal sellist universaalset tõde, siis see ongi selline, kas on truism või nagu see, et ma ei tea, et inimene tahab olla natuke rohkem rahul või nagu, et et kuidagi et see ei anna meile nagu väga palju nagu sisendit selle sekkumise disainimisel, nii et
et jah, ühesõnaga seal ei ole selliseid kindlaid tõdesid, mida igas olukorras saab kasutada, et just, et kui sa teisest riigist üritad üle võtta mingeid printsiipe, sa pead ikkagi nagu vaatama, et kas see mõjub. No me rääkisime sellest eesmärgist, et kõik hakkab sellest pihta, et me tahame midagi nagu muuta, et midagi ei ole nii, nagu peaks olema. Nüüd see teine osa, millest sa juba palju puudutasid, on see, et kes on see inimene seal taga. Nüüd, kui ta turundusest vaatan, eks ole, turundus oli ka ju pikalt sellega kimpus, eks ole, et kuidas ma üldse vaatan neid nagu inimesi, eks ole, siis gruppides vaatame nii, sotstem, eks ole, siis tulid need samad käitumuslikud, vaatame, mida ta teeb, siis seal on nagu veel psühhograafilisi nagu elementi ja nii edasi, siis võid vaata seda kombinatsioonis. Nüüd tundub, eks ole, et see läks nagu liiga keeruliseks, siis nüüd proovitakse lihtsustada seda persoonana, eks ole, kus jälle neid asju nagu võetakse, pannakse seda nagu inimkeeli ja nii edasi. Ja samas, eks ole, turundus ise oma nagu rakendusliku lähenemisega, infotehnoloogiliste lähenemisega räägib personaliseeritud turundusest, kus on siis see, et tegelikult me võib-olla ei saagi neid aspekte üldse võtta. Vaata, et see sama inimene, näiteks ütleme minu vanune, eks ole, kohe 50 mees võib olla, ma ei pruugi üldse nagu sarnaneda mitte ühegi teisega, võib-olla mõnega, eks ole, kogu oma sellises nagu kombinatsioonis, selles mõttes ka selles, mis keskkonnas ma elan, on ju, mis stressifaktorid mul on, kõik need asjad, on ju. Et vaata, kui reklaamis ka räägitakse, et miks eelistada, eks ole, seda keskkonda, kuhu sa paned, eks ole, et see oleks rohkem kontrollitud, et seal ei oleks negatiivseid uudised, et see emotsionaalne pool, on ju. Et sa tegelikult viitasid, et see on ju minu meelest kõige raskem, on ju. Et kui grupeeritult me üldse inimestele saame nagu läheneda versus nagu personaalselt ja kas siis sealt peaks hoopis teistsugused lähenemised tegema, sest üks on see sotsiaalse normi teema või mingi sõnum või mingi sõna, on ju, aga teine on üldse see nagu kontekst, kus ma olen, on ju. Ma ei tea, kuidas see on praegu nagu üldse lahendatud või? Ja siin tegelikult sa juba vastasid pool küsimust ise ära ja see tegelikult ka hästi näitlikustab seda, miks sotsiaalteadustes ei saa sellist nagu füüsika printsiipe nagu niimoodi kasutada, sest ja selle üle ka on vahel nalja tehtud, et nagu majandusteadlastel on füüsika kadedus, nagu et me tahaks ka, et oleks kõik niimoodi, et number sisse ja valem olemas. Ja no mis füüsikas on alati see vaakumi eelduseks ja palju, ma ise olen füüsikaklassist, et see on väga sümpaatne võrdlus minu jaoks, et me saame, ütleme, ka igasuguseid asju ette ennustada, aga siis me peame eeldama, et inimene on kerakujuline ja toimetab vaakumis, et niimoodi lihtsalt, et naeruvääristada natukene seda mõõtmise probleemi, et lihtsalt, et meil ei ole, et isegi kui me leiame, et näed, et on 10 täpselt samasugust Alari tüüpi inimest, siis ongi, nagu sa juba, eks ju, pool vastust andsid ette, et te kõik, võib-olla teie kodud on erinevad, teie töökohad on, et ühesõnaga, et see konteksti ja siis selle individuaalsete erinevuste nagu kombineerimine ongi nagu selline, tahaks öelda, $1 miljoni küsimus, aga see ei ole isegi mitte $1 miljoni küsimus, vaid see on midagi, millega me peamegi nagu leppima, et see on reaalsus, mida me ei saa muuta, et ongi, et inimesed on erinevad, neil on mingid ühisjooned, millest me saame lähtuda ja nad toimetavad erinevates keskkondades, nii et siis me peamegi tegelema mõlemaga ja sellega ühesõnaga, et ma üritan, et nüüd kõigepealt räägime näiteks individuaalsetest erinevustest ja siis räägime keskkonnast, et individuaalsete erinevuste puhul, see, mida sa kirjeldasid, et on mindud nagu persoonadele üle, et käitumisteadustes ikkagi seda persona asja ei ole nagu niimoodi omaks võetud, kuigi ka seal olenebki inimesed, kui nad tulevad teenusedisainist, siis nad võib-olla teevad isegi on öeldud, et ongi nagu käitumuslikud persoonad, kus rohkem nagu võetakse just seda käitumist arvest, et kuidas inimene käitub, mitte et sa oled 50-aastane, vaid et kuidagi natuke teise nurga alt, aga et nagu ma enne ütlesin, et meie see selline nagu koolkond või printsiip on hästi ikkagi kvandipõhine, et siis kui on võimalik teha suure valimiga mõõtmiseid ja Eestis õnneks on veel ka ühesõnaga, kui taodelda kõik õiged load ja teha uuringuid nii, et me võime erinevaid registriandmeid ka ühendada, siis meil on nagu ligipääs nendele andmetele, et öelda, et vot,
et see sekkumine mõjus, ütleme, ja et me ütleme selle koondtulemuse, aga kui me sisse vaatame, siis tegelikult mehed, naised, noored, vanad, rikkamad, vaesemad, et see tegelikult, et kuigi see tundub turunduse mõttes ja turunduskommunikatsioonis natuke nagu selline, et see on nii nagu eilne päev, et enam nagu sotsdemi ei vaata, siis ma ikkagi selles mõttes hindan seda, et me ei tohiks ka nagu ära unustada, et näiteks pensioniks säästmise puhul sissetulek ja vanus on väga-väga olulised, et see ei ole siin praegu, et me üritame mingi stereotüüpidesse langeda ja teeme, nagu ma isegi nüüd, nii kui ma 40 sain, siis ma näen nagu reklaame 40+ naistele ja pööritan silmi iganädalaselt, kuidas siis nagu turundajad üritanud kuhugi lahterdada mingisse homogeensesse vanade naiste gruppi. Aga et paljude käitumiste puhul vanus ja sissetulek on endiselt väga olulised, ka sugu on väga oluline paljude käitumiste puhul, et seda ei tohiks ära unustada ja aina enam, kui on just nagu suure valimiga sellised kontrollgrupiga juhuslikustatud uuringud, et siis me vaatame just nimelt neid nagu heterogeenseid efekte, et vot, et ma toongi konkreetse näite, et 3. sambasse panustamine, mis on minu siis üks lemmikteema ja ühe uuringu, mis me koos Rahandusministeeriumi pensionikeskusega tegime, seal oli nagu see üldine positiivne efekt ja me olime väga õnnelikud selle üle, aga tegelikult kui sisse vaadata, siis nagu andmetesse ja me kasutasime ka nagu selliseid, ütleme siis keerukamaid statistilisi analüüse, et just aru saada, et mis mida täpselt mõjutab, et siis paraku ikkagi me jõudsime selleni, et need, kes juba olid varem säästnud, need, kellel oli teise samba järgi aru saada, et nende sissetulek on kõrgem, et neid mõjutas meie sõnum rohkem, mis on hästi loogiline, paratamatu ka teiste käitumiste puhul. Me teame, et kui sa juba oled midagi teinud, ma ei tea, näiteks sul on harjumus säästa või et sul on võimalus säästa, sul jääbki raha, nagu et sul on lihtsalt selline elu, et sul on võimalik säästa, siis neid inimesi on ka lihtsam mõjutada ja selleks, et saada uusi inimesi säästma, siis selle jaoks ei piisa ühest müksust, et siin tuleb võtta nagu süsteemsemalt ja siin ka, et ma ei taha, et käitumisteaduseid ainult nagu müksamisena nähakse, et see müksamine lihtsalt oli, nagu ma enne kirjeldasin, selline hea populaarne, peaaegu et populistlik lähenemine, et vot hea odav, et saadame kõigile meeldetuletuse ja asi vask, aga et kui vaadata just, et keda need müksud mõjutavad ja et kas sellel on pikaajaline mõju, et siis tihti ikkagi peab olema kombinatsioon, võib-olla peabki mõne asja muutma kohustuslikuks, mõne asja ära keelama, et ei saa loota sellele, et üks meeldetuletus mõjutab kogu inimkonda. Jah, ma mõtlen tagasi korra sinna sellesse nagu võtmeküsimusse sellesse inimesse, et esiteks persoonade puhul ikkagi ju see sotsdem ongi alus ka, ega see Google ei ole kadunud, ta lihtsalt nagu minust tehakse niisugune lihtsustatud inimlik nagu populaarteaduslik jutt sinna peale, et igale ühele näidata, et meil on see inimene, on ju. Et ta selles mõttes ma midagi nagu halba ei ütle, ma lihtsalt nagu mõtlen kogu seda protsessi nagu vaadates, et et olles ise ka teinud palju tooteid, sa oled teinud teilt palju tooteid, on ju. Tegelikult on hästi palju juhuslikkust, on ju, me vaatame mingid lihtsalt üldnumbreid, mis nagu põhimõtteliselt peaks midagi näitama, aga tegelikult lõpus ka nagu ei näita, sest vaata, ka kontekst võib ju nagu ajahetkes õudselt muutuda, tuleb COVID, kõik muutus, on ju, tuleb majanduslangus, kõik muutub, tuleb majandustõus, kõik muutub, on ju, ja kui indiviidi tasand on veel nagu erinev, sest tal võib elus hästi palju mingid momenti, keegi, ma ei tea, leinab ta, võib-olla on hoopis uus elu, on ju, mis iganes, see kõik, ja need on kõik kombinatsioonis, pluss, mis asja ju teeb veel segasemaks, on see,
sa ütlesid ka, noh, et turundajana mõnes mõttes ju meie oleme ka sekkuv, on ju, noh, Muidugi, meil on mingi muidugi. oma nagu veel mingi nägemus Täitsa asjadest. agressiivselt. Jah, no sest me tunneme vastutust, meie nagu oleme. Ja miks ma seda ütlen, on see, et minu meelest juba esimese otsa, et kui see lõpposa on nagu ehk eesmärgi seadistamine, on isegi võib-olla nagu, noh, ei ole kõige lihtsam, aga ta on ikkagi nagu hoomatav. Et siis see esimese osa nagu defineerimine on minu meelest nii kompleksne tegevus, on ju, et me kindlasti ei tee seda kõige õigesti. Et me lihtsalt teemegi mingit ja siis, noh, nagu sa ütled, et täna teenusdisainerid ka, nad teevad neid niisugused intervjuusid, et natuke rohkem saada nagu aru, on ju. Aga mulle tegelikult, noh, mõnes mõttes meeldib, mõnes mõttes ei meeldi see kvalitatiivi lähenemine, et öeldakse, eks ole, et lõpeta siis, kui kordus hakkab tulema, on ju. Aga võib-olla, me ei tea, võib-olla, kui sa oleks jätkanud, oleks tulnud mingid teised mustrid välja, aga noh, ma saan aru, paratamatu nagu ressursi küsimus ka, on ju. Ja siin ma ütlen vahel, et veel olulisem, mida siin on jälle see, et kui oled üle 10 aasta Emoris töötanud, siis näed nagu kõiki uuringuid hoopis, nagu et see Emori kvaliteedi nagu standard on midagi muud, kui see, et teeme põlve otsas mingi 5 kiiret intervjuud, et see ka nagu vahel on niimoodi, et mul külmajudinad käivad üle, et siis põhiline, noh, mida ma alati siis üritan, et okei, tee siis need 5, aga palun nagu mõtle, et kes need 5 on, sest see on nagu see kõige tüüpilisem viga, eks ju, et siis need 5 inimest, see on peaaegu alati mugavusvalim, aga ka mugavusvalimis sa võid ikkagi, noh, et kas siis see on see sinu onu, kes on sinust ikkagi nagu piisavalt erinev, eks ju, et mitte see su lemmikonu, kellega on nagu mõnusam rääkida, et kui sa juba räägid ainult oma sugulastega, et siis korrakski mõtle, et muidu ongi, et ma tegin 5 intervjuud ja hakkasid kordama ja kõik ütlesid, et vot, et nemad on, noh, põhiline ongi see, et kui me räägime nende inimestega, kes on seal meie infomullis, et nemad on seda sama artiklit umbes Ekspressis lugenud ja nemad on kõigest teadlikud, mis iganes, et nagu praimitud juba, eks ole. Või noh, mõjutatud kõigest sellest, millest me ise oleme mõjutatud. No vaata, sellepärast ma näiteks ütlen, et ei tasu endale, ütleme, luua illusioone, kui sa teed bakatööd ja noh, ütleme 90% magistrite puhul ka, et ega see mingi teadus ei ole, see on harjutus, on ju. Et nad nagu kasutavad samu asju, nad vaatavad mingisse, loevad ennast sisse mingitesse teemadesse ja nii edasi ja seal ei tulegi endale võtta mingit tohutuid nagu eesmärk, on ju. Doktorikraad on natuke teine. Seal juba eeldatakse, et sa ikkagi ei lähe mugavusvalimiga ja väikse see on päris teadus. Et sa peaksid ikkagi nagu suutma selle tulemusena midagi lõplikult väita. No oleme juba aru saanud, eks ole, et kompleksne on see esimene osa. No kuidagi me saame selle siis kokku, teeme mingisugused nagu otsused. Nüüd järgmine etapp on ju mõnes mõttes, kui me oleme pannud, et me tahame just seda gruppi, eks ole, kõige rohkem nagu temaga kõneleda, sest tema nagu käitub meie meelest mitte korrektselt. Vaata, siin on ka nagu huvitav, sa ütlesid, et küsimus on ju vaatenurgas, on ju. Võib-olla tema meelest, ta käitub ju väga õigesti, eks. Ta on mingi kasvatusega, mingisuguse kultuuri taustaga, mingisuguses keskkonnas, on ju, kes on üldse siin väitmaks midagi, on ju. Okei, saame aru, me oleme mingis majanduskeskkonnas, mingis riigi keskkonnas, on ju, meil on mingid ühised eesmärgid, mis on siis paika pandud, ta ei pruugi sellega ka nõustuda, on ju, noh, sellepärast tema on kogu aeg hääletanud vastu kogu sellele asjale, on ju, noh. Üldine see konsensus on, on ju. Et seal ei ole päris nii, et me nüüd kõiki hakkame mõjutama, eks ole, et me peame mingi valiku tegema, kellega meil siis kõige käitumuslikult, noh, hea näide on ümbrikupalgad näiteks, on ju, jah, et mingid tööstusarud annavad neid rohkem, võib-olla konkurentsisituatsioonist tulenevalt nii edasi, et me peaksime võib-olla nendega, on ju, võib-olla maksjate nagu maksu mõistes. Kas see oli sul juhuslik näide või sa oled kursis selle maksuameti kirjaga? Ma mäletan, mul kunagi oli doktorant, kes tegeles selle teemaga, eks ole, siis ma mäletan, mul jäi see nagu see on üks edukamaid Eesti näiteid. Tudengid on ka võtnud tihti peale, kui me teeme propagandas, eks ole, et noh, ümbrikupalgad on ju teema, eks ole, et siis väitlemised ka, eks ole, vastu ja argumendid on ju. Aga noh, et on põhimõtteliselt sa ju valid mingisuguse siis üks puha, mis näitajate järgi selle kontingendi, kellega sa siis hakkad tööd tegema, on ju. On see nii, on ju? Ja just, ja tegelikult noh, tõesti, ma tunnen, et mina ei ole nüüd see õige inimene, kes sellest näitest võiks rääkida, sest on kolleegid, kes selle päriselt nagu ellu viisid, aga sa ise tõid ümbrikupalga näite, et maksuamet koostöös Praxise ja
oota, nii, mis see, ühesõnaga, ma ei tea, kas teil on ka see saate märkmed, kus on võimalik linke panna, aga et igatahes see oli 5-6 aastat tagasi, kui ja Tartu Ülikooli punt oli seal ka, et just ehitussektori ümbrikupalkade vähendamiseks ja et just ja siis selles mõttes mul on hea meel, et sa ise selle näite tõid, et seal just olid nagu kõik need olulised etapid korralikult tehtud, ehk siis nad ei rääkinud mitte oma onudega, vaid nad rääkisidki just nimelt ehitusettevõtjatega ja see kiri, mis Maksuamet siis lõpuks saatis ehitusettevõtjatele oli siis totaalselt läbi imbunud kõikidest nendest taipamistest, sealhulgas näiteks, et me ei räägi mitte riigist, vaid me räägime Eestist. Et sa tahad, et su maksud läheksid Eesti heaks, mitte riik kõlab umbes nagu, et mingid ametnikud kulutavad su raha, seal oli vahele jäämise tõenäosuse ja seal oli ka see sotsiaalne norm sees, et kuna ettevõtjad oma vahel nagu seda infot niimoodi ei jaganud, näiteks, et ei öelnud, et ma jäin nüüd vahele, eks ju, et seda infot pidigi Maksuamet siis niimoodi kenasti seal kirjas viisakalt kajastama, vihjates, et tegelikult vahele jäämise tõenäosus on olemas ja ka seda, et tegelikult see sotsiaalne norm, et see tajutud sotsiaalne norm oli natukene nagu müüt, et iga see ehitusettevõtja võib-olla arvas, et mitte keegi teine ka ei maksa ja ma ka ei maksa siis, et nad üritasid seda murda. Ma tahangi et selles mõttes, et vaata sellisel asja puhul on ka, et seal ju tegelikult on kahene eesmärk. Üks on see, et me tahame tegelikult, et korralikult makstakse makse. Seal on teised eesmärgid see, et inimene, kelle eest makstakse makse, tulevikul pensioni teemad on ju, kolmas eesmärk on seal kindlasti nagu aus konkurentsisituatsiooni loomine ja nii edasi, seal võis olla nagu, et see ei ole päris ka, et me just nagu ütlesime, et oleneb eesmärgist, tegelikult selle pea eesmärgi kõrval on tegelikult palju alameesmärke, mida tahetakse võib-olla täita. Ja just, et tegelikult, mis ka võib-olla siis, kui sa enne üritasid nagu neid erinevaid distsipliine niimoodi nagu võrrelda, et siis mida me nimetame siis nagu käitumisteaduslikuks lähenemiseks, et seal just nagu see fookus on sellel ühel konkreetsel käitumisel, et siis see sekkumine on sõnastatud läbi selle, et mida sa tahad, et see inimene teeb ja sa mõõdadki juba seda konkreetset käitumist, et sellel momendil siis see käitumine oli tööjõumaksu maksmine selles sihtrühmas, eks ju, ja seda mõõdeti, et see, et kas siis näiteks sellel konkreetsel töötajal on piisavalt pensioniks üldse kogunenud, võib-olla ta tegelikult töötab teistes ettevõtetes, ikka saab oma seda ümbrikupalka ja et kõik need muud ja võib-olla konkurentsisituatsioon muutus selle maksu maksmisega hoopis hullemaks, sest osad ikkagi ei maksa, et see, ühesõnaga, et kõik need eesmärgid ei pruugi olla kohe saavutatavad, aga et fookus on just hästi konkreetsel käitumisel ja et näiteks tervise puhul, et sa ütled, et ma tahan, et inimene oleks nagu tervislikum, see on ju miljon käitumist, et sa pead vaatama. Ja sa ütlesid õigesti, et esiteks selleks, et midagi mõõta, meil peab olema midagi mõõdetud, et paljude, ütleme, ettevõtete puhul on ka põhiprobleemid on selles, et esimesi asju üldse nagu ei olegi olemas, et klassikaline see, mis digiturundusega kaasa tuli, need smart eesmärgid, et nad on spetsiifilised, mõõdetavad, ajalised ja nii edasi, et muidu me teeme sellised, et me tahame tuntumaks saada, mis asi see on, et kust kohast me tuleme, mis aja jooksul, kuhu, mitte midagi ei ole, et ja see on hästi mugav eesmärk, sest seda nagu ei pea saavutama kogu aeg saab olla. Või sa saadki mõõta ka, et nagu see, mis sa ütled, et erasektoril on, et võib-olla, et oleks tuntum, et see eesmärk ja me ju teame, et lõpuks tuntusel on oma eelised, mis tõlgendub ka lõpuks käitumisse, et siis võib-olla siis see samaväärne võrdlus avalikus sektoris on see, et teadlikkuse tõstmine, et see on olnud nagu eesmärk, et me tahame, et inimesed oleks teadlikumad, aga me kõik teame, et me peame sööma tervislikult, me teame isegi, mis on nagu teadmistest ei piisa. Nii, ja vaata nagu see, et see sihtgrupi teema, et kui me sellest näiteks sellest ümbrikupalgast räägime, et üks on siis see, kes maksab, tegelikult me võime hakata ka mõjutama seda, et kellele makstakse, et ta läheb see on küsima, eks ole. Nii, okei, kui on see palju. Nüüd suur küsimus on see, kas kannustada
või nagu eest vedada, eks ole, või siis nagu karistada, mõnes mõttes on selline, kas kui me läheme, sa võid mingi teise näite võtta, võime sellega ka nagu edasi minna, on ju, et kas on täna mingi konsensus, mis toimib paremini, et kas nagu tagant lükkamine ja nagu premeerimine, on ju, versus siuke nagu ähvardamine, et kumb see asi nagu, või see peab olema 50-50 on nagu mingit ühtset lähenemist, kui asja hakatakse nagu paika panema või? Mina ütlen, et ei ole ühtset lähenemist, võib-olla keegi teine ütleb, et on panustab, see on nagu ruletis või panustad ühele või teisele, aga et mina ikkagi jään selle juurde, et see sõltub kontekstist ja sellest konkreetsest käitumisest, et näiteks, et mitte vaktsineerimise karistamine on näiteks on pigem jällegi võib-olla on mingeid spetsiifilisi näiteid, aga et üldiselt ei ole hea toon ja ei ole ka häid tulemusi, et sa ikkagi pead nagu läbi positiivse innustama selgitama, et miks peaks vaktsineerima. Et aga liikluskäitumises võib olla vastupidi, et see, kui sul seal Tartu maanteel on piisavalt suur tõenäosus saada piisavalt suur trahv, näiteks kui see trahv on seotud ka sinu palganumbriga, et seal võib olla väga efektiivne puhtalt ainult karistamine. Ma praegu niimoodi, ma toon lihtsustatud näiteid ja ma ei ütle, et see on mustvalgelt alati nii, aga lihtsalt kaks nagu sellist täiesti erinevat käitumist. Aga kui sa oled selles situatsioonis, eesmärk on paigal, sihtgrupp, kellega me hakkame rääkima, piisavalt ära kirjeldatud, on ju. Kuidas sa saad üldse otsustada, et siin ma peaksin sellist strateegiat nagu kasutama? Kas see ikkagi peitub selles eelintervjuudes, selles informatsioonis, mis ma olen saanud aru, milline see inimene on, keda ma pean nagu hakkama siis suunama? Seal on, ma ütleks, et nagu kaks olulist etappi, et üks on jah see, et sa juba seal mõistmise etapis üritad nagu eeldada, et mis võiks siis tõesti, et selle info põhjal, mis sul on nii selle inimese kohta kui ka teooria, et me teame ka, et inimese näiteks kaotuse kartus, et inimene ei taha kaotada ja seal võivad ollagi näiteks teiste riikide uuringud ees, et sa tead, et et seal tehti selline trahv või seal tehti selline preemia, et kui sa iga päev teed 10 kätekõverdust, siis sa saad, kusjuures Singapurist ka oli üks hea näide just selline ühine sammu lugemine ja et sa saidki mingi vouchereid selle eest, et sa siis oled füüsiliselt aktiivne. Aga sealt samast Singapurist on ka palju näiteid, kuidas on suured karistused inimesi nii korralikuks teinud. Et sa võid üritada võtta mujalt neid nagu inspiratsiooni, aga mis on siis ikkagi põhiline, on see katsetamine, et tõesti, et sa siis ei lähe nagu, ja nüüd mul jäi kuidagi see kasiino nagu näide, et sa ei lähe all in, vaid et sa väikses mahus või piiratud ajal proovid seda lahendust testida, et üks hea näide sellest, kuidas karistus alt vedas, see oli, ma arvan, üle 10 aasta tagasi, kui Iisraelis katsetati lasteaia nagu trahvi lapsevanematele, kes jäävad hiljaks. Aga see, ja mis on ka tegelikult natuke nagu universaalseks printsiibiks kujunenud, et kui trahv on liiga väike, siis see ei mõjuta, et siis see ongi, see annab sulle, see on nagu pilet, et okei, et ma maksan mingi, ma ei tea, mis see summa oli seal, ütleme meie vääringus võib-olla 2 eurot, eks ju, et okei, aga et minu töötund on kallim ja väga tore siis, et lasteaed pakub mulle seda lisatundi, et ma teen siis tundi aega kauem, et enne see nii-öelda jutumärkides karistus või isegi mitte jutumärkides, vaid see on ka karistus, lihtsalt mitte rahaline karistus. Karistus oli piinlikkuse tunne, sa lähed häbi nägu ees, ma jäin hiljaks, võib-olla issand, et ma jäin jälle hiljaks, minu laps oli seal ja tegelikult need kasvatajad tahtsid koju minna, eks ju. See piinlikkuse tunne oli palju suurem karistus kui 2 eurot, et tihti ongi nii, et kui sa tood raha mängu, ükskõik kas see siis on boonusena või trahvina, kui see on liiga väike, siis sellel ei ole seda mõju ja see ei ole, see vastupidi, see annab sulle siis selle võimaluse halvasti käituda, et sa maksad kinni. Aga siin on jälle nüüd ju küsimus, on ju, mõne jaoks võib utreeritud 2 eurot olla tegelikult mega suur raha. Just, mis ja mõne jaoks võib olla see piinlikkus täiesti ükspuha. See, et sinu nägu on siin selline, mul on ükspuha, on ju? Ja, on, aga näiteks selle näite puhul oleks peaaegu võimatu tekitada sellist
nagu ausat süsteemi, mis võtaks arvesse neid individuaalseid erinevusi, et seda väga raske on maha müüa sellist süsteemi, et rikkad isad, kellel on, ma ei tea, kes piinlikkust ei tunne, et nendele teeme mingi rämeda trahvi ja siis nagu väheteenivatele lapsevanematele, nendele jätkame selle piinlikkuse sekkumisega, eks ju, et lihtsalt väga paljudes olukordades me peame nagu ühtsed reeglid looma, et lihtsalt, et kõigile on see sama karistus, eks ju, ja siis on ikkagi vaja lähtuda sellest nii-öelda sellest keskmisest efektist. Kas see tuleb selle võrdõiguslikkuse printsiibist, et tegelikult me peaks ikkagi võrdselt kõiki ei, see tuleb puhtalt, ma arvan, juba nagu nagu seadus, et siin ei ole isegi nagu, ma arvan, üldse sooga pistmist, et ei, ma ei mõtle sooga, isegi, ma mõtlen nagu laiemalt võrdõiguslikkust, et me kõiki peaksime nagu ühtlaselt nagu vaatama, eks ole, et me ei saaks nagu erisusi niimoodi vaadata, ma ei tea. No võib-olla erasektoris on rohkem lubatud, aga et kõik võimalikud trahvid ja boonused, et seal peab olema lihtsalt väga ühtne printsiip, eks ju, et selline õigluse printsiip, et kõiki koheldakse võrdse kohtlemise printsiip. No sa ütlesid seda, eks ole, et me vaatame neid mujal maailma näiteid ja mis ongi õige, aga vaata, üks on see, et minu küsimus on ikkagi selles konteksti nagu küsimus, et et vaata, praegu võib olla, arvestades seda situatsiooni, seda sõjaohtu, Venemaa, meie naabri piirangud, et meil võib olla need samad asjad, aga see niisugune nagu pilv on nii suur pea kohal, et paljud ütlevad, et mis me üldse enam midagi teeme, ja et me üldse elus oleme, või vaata, sama on näiteks, ma ei tea, kas ütleme, et järelkasvu temaatikad on, et saaks rohkem inimesi sünnitama, naiserahvaid sünnitama, ja võib ollagi see... See lause on jõudnud, et naised peavad sünnitama. No naised, mehed ei saa sünnitada, midagi pole teha. Ütleme siis niimoodi, et... Meeste roll on oluline, et naised sünnitaksid. Aga ütleme niimoodi, et ma ju, jälle teadust midagi ma ei ütle selle kohta, aga ma ju näen, et kui isegi tänavaküsitlustel on küsitud, naisterahvad ütlevad, aga mis ma siia maailma enam toon kedagi, eks ole, et see on nii hukas maailm. Et kui palju on sellised nagu pilve teemasid peal, mis nagu tegelikult löövad kõik uppi, et sul on jube raske nagu seda strateegiat paika panna, kuidas ma lähen seda tegema. Isegi teades kõik neid varasemaid asju ja sotsiaalseid norme ja mille peale võiks teha. Ja kindlasti see ongi täiesti nagu oluline asi, mida arvesse võtta, see foon ja mille mõju ei pruugigi enne teada, kui sa oled katsetanud. Aga vaata, selle järglaste saamise suhtes, ega siis see, kui riik tegi meil tasustud emapuhkuse, eks ole, see 1,5 aastat on ju keskmise pealt, mis olid, see on ju tegelikult ka nagu müks, on ju, jah? See ei ole müks, sest see on ikkagi juba väga suur rahaline sekkumine, et see on mõjutamine, aga mitte müks, et müks ongi nagu see selles mõttes nagu need odavad sekkumised, mis ei mõjuta inimeste majanduslikku olukorda, et sellepärast nagu sellised ei plussis ega miinuses nagu või? Jaa, et see, kui sul on mingi asi rämedalt maksustatud kõrge maksuga või siis sulle 1,5 aastat makstakse sinu palka, et see ei ole müksamine, et see on juba midagi muud, et riik maksab kinni sul selle aja. Aga kuigi minu vaatest ta ikkagi nad on selgelt teinud midagi, mis see käitumist hakkaks muutma. Ja muidugi, ma lihtsalt ütlengi, et müksamine on ainult üks väike võte kogu mõjutamise arsenalist, et propaganda ei ole müksamine, palk, nagu see, et sa maksad töötajatele palka, ei ole nende müksamine, see on nagu midagi muud, et lihtsalt, et müksamisel on väga spetsiifiline definitsioon ja sellepärast ma ka kuidagi ma tunnen, et me võiks rääkida nagu laiemalt käitumisteadustest. Ütle mulle, et müksamise mõte ei ole, eks ole, et ta mõtlemist muudab, ta peab käitumist muutma, mis on propaganda ka nagu tegelikult eesmärk on, et see ei ole ainult nagu meelsuse muutmine, see on konkreetselt, et ta midagi hakkab tegema. Nüüd, vaata, sa tõid näite selle kirja saatmisest, vaata, seal on nüüd ka jälle üks asi on ju see, et sa pead otsustama, missugusel viisil sa üldse seda teha saad, on ju, jah, nagu mis kanaleid pidi või kas füüsilise asjaga, mitte füüsilise asjaga ja siis seal peal omakorda, et mida sa seal teed, ja millal? No millal ka, jaa. Et ma traditsiooniliselt turundajatelt küsin, et sulle, et mis sind veab, kas idee või kanal? Et kas sa enne paned paika, kuidas sa temaga saad rääkida, siis vaatad, et kanalist tulenevalt, et mida ma üldse saan teha ja siis lähen, on ju. Kuidas siin selle lähenemisega on?
Siin ka ma tõesti jälle tunnen, et see turunduskool on olnud nagu tugev ja kõik, ma olen ka nagu aastate jooksul, kui ma õpetan tarbijakäitumist, siis nagu selle turunduskirjandusega kursis olemine on aidanud mingeid asju kuidagi ka viia üle nagu kolleegidele, et täiesti, ma tõesti tunnen, et see interdistsiplinaarsus tuleb igati kasuks, et turunduses on ju teada, et kanal on sõnum, nagu selles mõttes, et kanal ise juba annab ka mingi sõnumi, eks ju, et kas sul on, ma ei tea tõesti, et Vogue'i tagakaas või prügikasti peal, eks ju, et see nagu, et sul võib olla täpselt see sama asi, aga see on midagi muud. Ja ka kui riik saadab näiteks sulle meeldetuletusi või mis iganes kirju, et sa võiksid ma ei tea, kui palju sa saad üldse riigilt kirju, on sul meeles mõni? Ma saan ettevõtjana, ma saan meeldetuletusi, et majandusaasta aruanne tulemas on ju ja kuidas sa rahul olid sellega, et sa esitasid niist liiki asja, aga väga ei saa. Sest Innotiim pani nüüd kokku väga kihvti formaadi kirjahäkk, kus ma olen ka osaline ja see on olnud väga kihvt projekt, et riigiametnikega koos siis, põhimõtteliselt nagu koolitus, et kuidas saata kirju, et siin ei ole sellist ühtset lähenemist, igaüks nagu nokitseb oma asutuses ja vahel on need kirjad läinud ikka nagu väga, ütleme nagu juristi kirjutatud kiri, et algab juba paragrahvidega, lõpeb paragrahvidega, vahepeal on mingi hoiatus ja ähvardus, et seal nagu see inimlikkus puudub, aga et ka selle koolituse raames me oleme arutanud, et kuidas siis, mis kanalit pidi seda sõnumit saata, et on suur vahe, et kui sulle saadetakse SMS, siis ka eraisikuna, kui sa mõtled, et kui sul kolleeg saadab SMS, siis sa tunned, et sa pead kohe vastama, see on nagu see urgent, eks ju, et kui sulle öeldakse, et mine sõeluuringule, mida ma ka siin viimane projekt, mis ma Emoris tegin koos Tartu Ülikooli ja Sotsiaalministeeriumiga, oli meeste terviseteenuste uuring ja üks sekkumine, mis me läbi viisime, oli ka, et SMS-i teel tuletada meelde sõeluuringut. Ja see oli edukas, ütlen. Ja et kui sa saad kirja ka, et kui sa mõtled kui see sama kolleeg saadab sulle kirja, siis sa mõtled, et ma võin hiljem vastata, see ei tundu enam nii pakiline. Ja näiteks, kui keegi saadab sulle koju kirja, siis see on nagu ka jälle tundub nagu teistmoodi, et seda kindlasti peab arvesse võtma, et mitte ainult nagu see, et kas on läikiv paber või mis iganes, vaid et just see, et see kanal ise annab juba sõnumi selle osas, et kas see teade on pakiline, kas see on kiire ja mis tänapäeval kindlasti suurt rolli mängib, on see, et kui vanasti oli postkast pungil täis, siis nüüd on nagu see postkast, mis me mõtleme nagu mailboxi mõttes, on nii pungil täis, et on tõenäolisem, et mõni e-kiri jääb sul 2 silma vahele, sest sa lihtsalt saad võib-olla mingi 100 e-kirja päevas, võib-olla mõni läheb spämmi, et sa lihtsalt, et sa ei pane tähele, et sulle on tulnud, ma ei tea, mingi meeldetuletus, eks ju, aga võib-olla sinu kirjakast, füüsiline kirjakast seal koduväravas on tühi ja võib-olla sul on isegi hea meel, et keegi kirjutab sulle, et näed, et sinu nimi on seal peal ja kiri on ümbrikus, et seda kindlasti peab ühesõnaga arvesse võtma ja mina näen, et see on nagu sõnumi osa, aga samal ajal on see ka see konteksti arvestamine, et kuhu see, et mis hetkel, et kui sa saadad e-kirja, et siis ta näeb seda võib-olla kiirustades telefonis või tööl, kui tal on tegelikult vaja vastata 10 kirjale, kui sa saadad talle selle füüsilisse postkasti, siis ei ole sellist võimalust, et ta näeb seda autoroolis, et siis sa juba tead, nagu mis kontekstis sa selle kätte saad. See on väga hea, et sa tood selle välja, et tegelikult kanal on ise sõnum, sest tüüpiliselt ma, eks ole, nüüd vestlustpartneritelt sind küsin ja minu üllatuseks enamus valib ideed ja ma ei tea, kas see on jälle mingi nagu trendikam lähenemine on ju. Mina olen kogu aeg seda meelt, et kanal on tegelikult see. Aga miks üldse vastandada neid, et see ongi kombinatsioon? See tuleb tegelikult traditsiooniliselt siis sellest, kellega sa ennem rääkima lähed, kas sa lähed meediaagentuuriga, kes ostab ja planeerib on ju, või sa lähed klassikalises mõttes nagu kreativagentuuriga, et nad ütlevad, mõni on nagu, et ma kutsun mõlemad, aga nad
põhimõtteliselt sa pead mingi valiku nagu tegema, kes on su agents of record, see tuleb sealt, on ju. Aga ma olen nõus, et ega noh, nagu me rääkisime segmenteerimisest, siis sa arvestad kõiki, on ju, või näiteks õpetame, eks ole, kuidas turunduseelarvet panna, no tegelikult sa arvestad kõikidega, konkurentsi situatsiooniga, palju kanalid maksavad, oma käibest, on ju, nii edasi, et ta ei ole nagu, aga noh, midagi sa võtad nagu peamiseks, on ju, see tuleb sealt, on ju. Et üks on see kanal, noh, siis ma hakkasin jälle mõtlema, et kui sa rääkisid seda, noh, me näidet rääkisime selle ümbrikupalkadest, et üks on see, et nad valisid kirja, aga oleks sõnumi kandja võinud olla ka isik. Ta võib täpselt samu võtteid kasutada, et sa otsustad siis ära, kas sa lähed nagu rääkima, et kuule, et me oleme täheldanud, et sul asi on mitte niimoodi, et siin on käerauad, eks ole, vaid et see on palju kallim võib-olla, aga võib-olla on palju tõhusam, eks ole, et ta läheb samu asju rääkima, aga üks ühele lepib kokku ja proovib teda nagu ära nagu, või noh, et ma hüppan ka oma mõtetes, et ma vaatan, et lapsevanemana on ju, et mitte, et kui ma ennem liikluses sõitsin, on ju, et ma muidugi vaatasin ka, kui mul last ei olnud veel, on ju, et mingid lapsed seal kuskil ääre peal äkki tormavad, on ju, aga see, kui sa saad lapse vanemaks, see on niisugune nagu alert, on ju nagu hoopis midagi muud, et sa kuskil juba äkki ta koperdab siia, sest sa tead, et ta ei ole nii stabiilne oma asjades. Et see on ju niimoodi, et sa nagu... Jaa, muidugi. Aga et ühesõnaga, et nüüd on mingi moment on see nagu, noh, nagu sõnumi kanali valik, on ju, noh, suureti tõenäosusega see tuleb ka nagu kulu küsimus, eks ole, et noh, et see, kui sa peaks saatma välja seal mingisugune koolitama seal sadu inimesi, kas nad saavad kokkuleppele mingid aja versus sa saadad selle kirja, jah. Et mille alusel seda niisugust nagu kanalit siis hakatakse valima? Selles protsessis. Noh, sa oled ütelnud SMS, jah, seal see urgency on ju, aga ei pruugi alati võib-olla olla vaja seda urgency. Ja just, et kui ei ole vaja, siis ja SMS on ka olnud kulu, et ma nüüd üldistan, aga et avalikus sektoris eelkõige on mindud e-kirja teed, sest see on nagu noh, nii öelda nagu null kulu, et null lisakulu, et SMS juba on kulu ja loomulikult ka siis see posti teel saadetud kiri on kulu, et siis need peavad olema põhjendatud, et kas siis see on nagu pakiline. Aga kas sa näed midagi nagu, et mingi formaat annaks ekstra sellise nagu, noh, kui oleks meil rahaga rohkem võimalusi, et sa usud, et selline ma ei tea, mustvalgel asi või mingi muu viis, kuidas seda nagu edastatakse, tegelikult oleks tõhusam, on ju või? Ja seda saaks ju ka suht hõlpsasti testida, jah, et selles mõttes, et ei pea saatma kõikidele eestlastele jõuludeks postkaarti, aga võiks proovida, et mul ei ole olnud veel võimalust seda testida, aga ja nüüd sinuga vesteldes veel aina enam, ma mõtlen, et väga kihvt oleks ise ka proovida just seda füüsilise nagu kirja või ja ma hakkasin, kui sa ütlesid, et noh, sa tõid nagu üks äärmusliku näite, et inimene ise tuleb kohale ja hakkab sinuga millise käitumise puhul? No näiteks selle sama ümbrikupalkade puhul. Aga ma ei oleks läinud, vaata sellepärast ma küsisingi, et kas on nagu, et sa lähed karistava nagu infoga, või sa lähed sellise, et kuule, et räägime sellest, et vaata, kui juhtub selline asi, võib-olla ta ei ole paljudel asjadel mõelnud, vaata nagu need vestlused on, inimene mõtleb, et ma seda nurka ei ole mõelnud, on ju. Et võib-olla on sellel nagu mingisugune tulemus, on ju. Nii, no üks näide, kuna see ümbrikupalkade näide ei ole, noh, see ei ole nagu minu portfellist, aga et näiteks pensioninõustamine, mida Sotsiaalministeerium pakub ja selles mõttes see on, noh, tõesti ju ma ei suuda kiiresti arvutada, et kui palju võtaks aega, et kõik Eesti tööealised nagu nii-öelda ära nõustada, eks ju, et seal paar inimest töötavad ja nad on ka üritanud niimoodi optimeerida selles mõttes, et nad lähevadki näiteks suurde kollektiivi, et noh, terve haigla töötajad, et teevad sellise koolituse, aga seal juba on näha, et tahetakse just seda personaalselt, et võtta, aga mul on 5 last 2 naisega ja mul on umbes seal käisin tööl ja seal ja et pensionisüsteem on ju ka muutunud ja esimene sammas on muutunud ja kõik, et see personaalse nõustamise roll ja et me noh, mul ei ole nagu
konkreetseid andmeid, aga niimoodi selliste niimoodi ekspertidega rääkides ja kõrvalt vaadates, täpselt see, mida sa kirjeldad, et kui inimene ise läheb kohale ja sul on võimalik päriselt arutada, et oi, ma ei olegi niimoodi mõelnud, et minu esimene sammas ma kogusin siis, kui oli see veel palgaga seotud ja vaata, nüüd on see esimene sammas solidaarsem, et seal on nii palju nüansse, et isegi mul sõbrad majandusteadlased nagu imestavad, kui ma neile räägin ja nad ei teagi näiteks, et mingid nüansid on, mille peale nad ei ole mõelnud, et jah, et osade teemade puhul kindlasti selline personaalne lähenemine aitaks seda otsust niimoodi läbi mõelda, et sa siis ka seda ei kahetse, et sa oledki selle nagu niimoodi ise, et seal tuleb ka see psühholoogiline faktor, et sa oled siis ise panustanud sellesse otsusesse ja sul on see autonoomia ja kontroll nagu ja ka kompetentsus tekib, et see ei ole mitte lihtsalt, et pank saatis sulle kirja või et ilus LHV poiss tuli sulle seal rääkima ja sa ütlesid, et jäta mind rahule ja ruttu kirjutan alla. Kusjuures siin võib-olla selle sama teema juurde hea näide, et Lätis üks, ühesõnaga ma mõtlen, et kas rääkida nimedega või ilma, aga ühesõnaga Lätis üks pensionifond kasutas sarnast nagu sellist, kui Eestis on LHV ja Luminor kõige rohkem kasutanud seda ilusate poiste võtet kaubanduskeskuses ja see Läti pensionifond rääkis mulle, et nemad näevad, et need, kes tulevad siis sealt ostukeskusest läbi nende, ma niimoodi naljatades ütlen ja jätkan seda ilusate poiste juttu, et kes on tulnud siis sealt värvatud nende ilusate kaubanduskeskuse poiste poolt, nende siis kliendi nii-öelda eluaeg seal on palju lühem, et nemad tõenäolisemalt siis lähevad hiljem kas teise fondi või lahkuvad, võtavad raha välja. Just, täpselt, et siis, et sa võid näha, ühesõnaga ma tahan veel nüüd, see toobki meid võib-olla järgmise teema juurde, et sa võid mõõta seda lühiajalist mõju, et näed, et ma ei tea, saadan SMS-i ja kõik kohe reageerivad või et näed, ilus poiss nagu värbas meile 1000 klienti, aga sa pead vaatama ka mingi aja pärast seda pikaajalist mõju ja siis need, kes on selle otsuse teinud aeglasemalt, on sul püsivad kauem, sest nad on nagu, see on see kaalutletud otsus, eks ju. Et see on ühesõnaga huvitav, et see kanal võib sulle alguses anda efekti. Jah, just, ta annab sellise nagu kiire efekti, aga nad ei pruugi olla vaata, lojaalsed. Jälle selle nagu näost nakku, see on nüüd üks viis, aga mis ma tean, sa olid ju ka toiduainete tööstuses, degusteerimine on tegelikult kõige parem viis uut toodet või ka niisugune vanat nagu ellu äratada, eks ole, aga ta on kõige kallim, sest ta võtab palju aega. Tegelikult jällegi faktiliselt on see nagu läbi käidud, jõuame selle sisu juurde, et sa nagu ütlesid, et eks ole, et tegelikult see on natukene seotud sellest eesmärgist, sellest grupist, eks ole, millega minna, et kas ähvardada või näidata nagu porgandit, eks ole, tuleviku suhtes. Küsin niipidi, et kui palju üldse saab olla mingisuguseid nurki selles sõnumis, selles mõttes, et ka klassikalises reklaamis on ju öeldud, et tegelikult nagu stiki ühe sõnumiga, et liiga palju asju, sest ei suuda seda aru saada, et jah, et seal on nagu see erisus, et need kõrge osalusmääraga, ma ei tea, kaubad või teenused, ma ei tea, auto või nii edasi, et seal sa see pika kopiga võid seal nagu rääkida veel midagi muud, aga et põhimõtteliselt inimene saab ühest asjast aru. Mis sinu soovitus seal on, et palju sa võid neid nagu sotsiaalne norm, siis on mingi tagasitõmme, siis on, et palju sa üldse mängid versus nagu üks asi? Siin see on väga hea küsimus ja tõesti see on veel niimoodi töö käib selle nimel, et siin mingeidki printsiipe nagu kindlalt paika panna, et siin praegu ma pean ütlema, et oleneb, aga üks, mida tõesti me näeme nii oma Eesti uuringutest kui ka ja osad on ka siin Emori ajal tehtud ka sellised kirjateel meeldetuletused ja mis ka hiljuti sinna Harvardi kokkuvõtte ilmus, et kirjutage lühemaid sõnumeid, mis on ka jälle nagu, et turundajad juba on alati teadnud seda, et lühem kiri on niimoodi summa summarum keskmiselt on lühem kiri efektiivsem. Ja aga võtteid? Aga selles juba on nagu, et kui sul on lühike kiri, siis sinna juba mahubki vähem kui pikka kiri. Et see juba annab sulle nagu pool vastust ette, et lühem kiri on nagu üldiselt parem, aga siis sellele vastukaaluks on nagu selline teine lähenemine, mida ka
üpris palju kasutatakse ja ilmselt ka edaspidi kasutatakse, mida britid nimetasid kitchen sink, et jah, et köögikraanikauss, et sa kuhjad kõik kokku, et võib-olla sul ei ole võimalik täpselt testida iga sõnumi või siis iga võtte mõju ja seal tuleb ka mängu see, et sinule mõjub üks, mulle teine, et siis kasutatakse sellist nagu kitchen sink võtet, et paneme lihtsalt sinna ühte kirja sotsiaalse normi, väikse ähvarduse, väikse prääniku, kõik nagu segamini, et põhimõtteliselt selline nagu tõenäosustega mängimine, et et ühte kõnetab üks, teist teine. Et ma saan aru, jälle ma mõtlen paralleelselt kogu aeg propagandat, kuna ma õpetan seda, et propagandavõtteid on palju ja kui me mingid kõnet teeme või ma ei tea, et mõte ongi tegelikult, et me nagu palju neid kasutame, need on lihtsalt väga erinevad, on ju, ja et kas sa nagu eelistad pigem vähem või pigem rohkem? Siin tõesti ma arvan, see propaganda ja kõne on hea paralleel, et kiri ja kõne on selles mõttes küll propagandisti kiri saab ka olla, ma saadan talle, et miks sa mind valima pead. Ja tõesti, et kui me mõtleme ajalooliselt mingi häid kõnesid, siis et seal võivad olla mingid kuulsad asjad, mis, ma ei tea, kuulsad laused, mida hakatakse tsiteerima, aga ikkagi ju ka, ja siin nüüd paranda, kui ma eksin, et see selline igaks juhuks võtete paljusus on olnud nagu ju teema. Jaa, aga seal on lihtsalt, nad ongi nagu põhjendusega, vaata selles mõttes, mis mulle meeldib propaganda lähenemisel on, nad vaatavad, eks ole, seda publikut ehk sihtgruppi nagu erinevalt, et nad vaatavad 4 grupis, on ju, et need, kes on nagu juba praimitud, kes on meiega, eks ole, kes on kahe vahel, nendega põhiliselt tehakse tööd, eks ole, kes on vastu, need on põhimõtteliselt vaja kõigepealt kahel vahel saada ja nii edasi, ja siis on need, kes üldse nagu ei suhestu, neid on ka võimalik saada, ja siis on erinevad võtted, on erinevate nende peale, on vaja meie, teie, ja kõik need asjad, ja siis süüdlane ja seal on nagu paratamatult tuleb neid asju, on ju, ja siis propaganda on ju selline, võib-olla mitte kõige puhtam, siis kasutatakse ka valetamist ja kõik muud jama, eks ole, seal on ju. Et selle võrra ta on võib-olla raskem, aga et sa ütled ka, et see nagu oleneb situatsioonist, et kas minna rohkema või vähema peale. Ja ma nüüd turundusega et ma olen väga nii ka oma ettekannetes ja õpetajatöös nagu väga selle poolt, et turunduses jääda nagu ühe sõnumi juurde ja kogu see järjepidevus turunduses nagu ülioluline, et sa ei segaks nagu seda, et ei muudaks sogaseks seda oma sõnumit, aga et ma ütlengi, et see on nüüd nagu väike erinevus, et mida siis ka nii propagandas kui ka siis meie puhul nagu inimeste müksamisel me saame kasutada võtteid ilma sõnumit sogasemaks muutmata, et võte võib ollagi seesama, mis sa ütled, mingi meie, teie, et sa lause ehituses, et sa võid või et näiteks, et kui sul on natuke pikem kiri, et sa üritad seda liigendada, seal tuleb juba nagu selline keeletoimetamise ja copywriteri roll, eks ole, et sa paned võib-olla küsimuse vastuse vormi, paned bulletid, ütled need laused lühemana, kas sa kirjutad alla, et selle saatis sinu, meie, just, või et selle Katrin, saatis kõige just, et kes selle saatis, eks ju, ja et kuidas sa tervitad seda inimest, et need on arvas. kõik ja just hea koguja oli meil see pensioni üks katse. Aga see on ka raske on ju mõelda välja. Jaa, just, ja seal on täpselt nii, et me teame, et osadele meeldib, osadele ei meeldi, mõned inimesed ärrituvad, kui ma ütlen talle hea koguja, mis hea, et sa ei tunnegi mind, eks ju. Et siis mõnikord on vaja olla igaks juhuks neutraalne ja öelda lihtsalt tere, aga milleni ma tahtsin jõuda oli see, et need võtted ei ole kõik sõnumid, nii et see nagu et see ei ole nagu see sama teema, mis turunduse puhul, et et ärme pane ühte kirja mingi 100 sõnumit, eks ju, et me võime ikkagi kasutada erinevaid võtteid, nii et sõnum on selge, nii et ma selles mõttes olen selle poolt, et kirjutada võimalikult lühike kõne ja kasutada hea maitse piires, see on nüüd muidugi selline, eks ju, natukene libe teed, mis see hea maitse on, aga et hea maitse piires ikkagi kasutada võimalikult palju neid võtteid, millesse sa siis usud ja sellel momendil, et kui sa hakkad kirja välja saatma, siis veel uuesti mine oma selle
selle onu ja tädi ja kolleegi juurde, kes on sinust natuke erinevad, kes sellest teemast midagi ei tea, mis avalikus sektoris nüüd selle sama kirjahäki koolitusega hästi välja tuli, oli lihtsalt ametnikud ja see on erasektoris samamoodi, et kui sul on töölaual mingi oma teema, siis sina kasutad mingeid konkreetseid sõnu, termineid, sa tead sellest teemast kõike ja sul puudub see värske pilk, et aru saada, et oot, et no ma ei tea, politseil oli hea näide, et reisidokument. Mis reisidokument, kas see on viisa või? Pass on, nemad ütlevad reisidokument, see on pass, aga inimene kasutab sõna pass, noh, et ühesõnaga, et enne kui sa selle kirja välja saadad, et las tavainimene nagu kõige paremas mõttes, see, kes on selle kirja adressaat, loeb selle läbi, sest ta kohe, seal võib-olla isegi ei ole vaja seda siis viite teha, et juba esimeses intervjuus tuleb kohe välja, et oot, et mis see sõna tähendab üldse. Sellepärast agentuuri ka kasutatakse, eks ole, ettevõtete puhul, et võib-olla siis tuleb vaade, et kuule, mida te siin ajate, me ei saa isegi aru, on ju. Nüüd vaata, me rääkisime küll kirjast, on ju, aga ise ta tõid näite salatist, on ju, et ega see ei pruugi üldse see võte olla. Et see võibki olla, et sa nihutad kuskil mingi füüsilise elementi. Jaa, muidugi. Nüüd, seal on nüüd, mis ma tahan veel küsida nagu kaks asja. Üks on see, et ma küsisin sees, eks ole, et kui palju võtteid ühes näiteks mingis füüsilises asjas, on see kiri või midagi muud, on ju, teha, on ju. Kui palju sellised järjestikuseid kontakte, noh, et jällegi turundus õpetab inglise keeles on ikka fancy sõna cadence, on ju, et noh, et nagu mis rütmis sa midagi teed, et ala email, telefonikõne, email, noh, et ja siis et jätan need esimese vahele, kui 2 päeva, siis 6 päeva ja nii edasi. Kuivõrd see on määrav üldse? Ja see on kindlasti mõnes olukorras määrav ja seda kindlasti peaks rohkem testima, et ma selles mõttes mõnes valdkonnas me ei ole jõudnud isegi veel üldse ühte sekkumistki nagu päriselt katsetada, eks ju, et siis see, mida sa kirjeldad, on nagu veidi juba selline next level, aga ma näen, et Tervise Arengu Instituudil kindlasti on andmeid selle kohta, et näiteks seesama sõeluuringutesse kutsumine, et seal nad on erinevatel aastatel teinud natuke erinevas rütmis, et ongi, et sa saad juba jaanuaris selle esimese, et vot, et nüüd on sinu sõeluuringu aasta nüüd algas, eks ju, ja see kestabki aasta või isegi tegelikult selle järgmise jaanuarini, et siis see on täpselt selline ülesanne, kuidas, ja ma loodan, et pikas perspektiivis siis see niimoodi optimeeritakse ära, et vot, et kõige tõhusam on nii, et sa nüüd saadadki 4 kuu pärast näiteks SMS-i, siis sügisel saadad uue kirja või saadad uue SMS-i, siis saadad, et vot, et nüüd on viimane võimalus kohe. Aga ma mõtlen selline nagu koheselt agressiivsemalt sekkuda, et noh, et mitte sa ei oota, et sa võtad, et sul see aasta oli see printsiip, aga et noh, et sul on vaja nagu kohest seda, et ma teengi niimoodi, et tead, tekitame selle urgency, kui see on vaja, saadame SMS-i, nüüd ootame 5 päeva, siis läheb kiri teele, emaili, et kui palju seda oleks mõtet nagu proovida või? Seda vist ka jälle, nüüd ma võib-olla eksin, aga seal näiteks PPA puhul on, no näiteks, et trahvi sa ei taha, et aasta otsa inimesed maksavad, et seal on näiteks kiirem see tsükkel, eks ju, et siis on nagu üks kiri ja järgmine ja maksuamet. Ma ise nagu, et kui kunagi oled hakanud palka maksma endale ja siis mingi hetk enam ei tee seda, siis sa pead elu lõpuni hakkama seda DST tegema, siis on kogu oi issand, et saad neid meeldetuletused, siis ma olen saanud selle kasutaja kogemuse niimoodi näha, ise olen olnud halb kodanik ja ei ole teinud õigel ajal deklaratsiooni ära, siis ma olen näinud, et nemad tõesti, et neil on nagu väga ilus tsükkel niimoodi täpselt, et ja läheb, et see loogika tavaliselt on see, et see läheb nagu viisakast tungivama nii, eks ju, et lõpuks on juba see, et rangelt keelatud, kas on keelatud, aga rangelt on keelatud. Aga nüüd see ka, eks ole, et kui palju me üldse saame mingisugust nagu tegevust suunata. Ma mõtlen, vaata, jälle toome sellist turundajale hoomatavat asja, kui on brändi muutus, üks bränd ostab teise ära ja siis tuleb anda see bränd tagasi, siis on versioon 1 on see, et näed, et oli bränd koos oma kujundusega, eks ole, või näiteks pakendi kujundusega, järgmine päev on totaalselt uus asi, eks ole. Noh, ma pean nullist õpetama inimese ära ja siis tehakse tavaliselt neid niisuguseid nagu tasaseid üleminekuid, näitame ühte asja seal veel ja nüüd me oleme uus asi, niisugune nagu, et sa tõid näite selle salat, mulle väga meeldis see nagu mõte, et kuidas nagu, et ma saaks tervislikumalt, on ju, et selle asemel panna talle ette kõik rasvased road, on ju, ma panen, on ju, et kas nüüd versioon 1 on see, eks ole, me paneme totaalselt ümber selle
asja, teemegi niimoodi, et kui ta tuli, muidu olid, eks ole, rasvased mingisugused suubisted kõik ees ja siis kõik see salati asi kõikide oma asjadega oli tagapool, et ta tuleb järgmine päev ja täpselt on kõik ümber pandud. Versus me toome ühe elemendi kõigepealt ette, laseme tal harjuda, toome teise elemendi juurde. Et kui palju sa usud siukeste nagu suurte sammude versus väga väikeste nagu sammude, kui me saame samad eesmärki saavutada tegelikult? Ja jällegi oleneb, aga see, kui sa tood selle toitumise näite, et siis seal kindlasti need väikesed sammud enamike inimeste puhul toimivad paremini, sest lihtsalt inimest, ja siin ka jällegi, et siin Emori ajast kihvt projekt meeste tervisega seotud, et seda tõesti mitte ainult mehed, aga et inimesed kardavad seda enda elustiili nagu kõikide et me ei tohi tekitada sellist olukorda, et kus tervislik tähendab, et sa loobud kõigest heast oma elust, nii et oma elus, et siis sellise käitumise puhul kindlasti on oluline just see samm-sammult ja meil üks arst selles samas projekti tiimis väga kihvtilt oli oma patsientidega nagu katsetanud just seda, et ta arvutas välja, et kui sa nüüd iga päev ei pane kohvi sisse seda ühte lusikat suhkrut, et siis sa aasta lõpuks kaotad seal x kilo, et sa, et see annab inimesele palju rohkem võimalusi nagu elu nautida ja ikkagi liikuda nagu hea eesmärgi suunas, aga ma kohe niimoodi väitlen endale vastu, et mõnikord lihtsalt see annab ka sellise võlts turvatunde, et kui me nagu ainult ütleme, et pane natuke salatit juurde ja siis võib jääda selline mulje, et nüüd on tehtud nagu, et nüüd on linnuke kirjas, et ma sõin selle kapsa ära, aga et kui sa midagi muud oma elus ei muuda, siis et me peame ka olema ausad selles osas, et see väike muudatus ei pruugi jälle eesmärgini viia, et siin on nagu tasakaal nagu vaja leida nende kahe asja vahel. Ma mõtlen veel nagu näitlikustatus versus nagu kogemus või proovin oma mõtet siin nagu lapse puhul ma vaatan, et kuidas ma ei taha, et ta karastusjooki joob. Mul jumal tänatud, ta on nagu nii üles kasvanud, et vesi on väga fine, ja nüüd me oleme seal, et ta on nagu, vaata see Coca-Cola on nagu siukene huvitav asi. Tegelikult Coca-Cola ei maitse üldse hästi tegelikult, kui sa nagu jood õudselt gaasi lööb, et tal on kuidagi nagu nägu on. Ja nüüd ma olen näitlikustantana seda, et kui palju on suhkurt. Me nagu reaalselt nagu valasime suhkrut, kaalusime seda ja siis ta vaatas sellega võrreldes on ju, ja tead, kuidagi see nagu jõudis palju paremini ja ta nagu ikkagi ei taha seda, eks ole, et kui sa sööd, et kuidas see, et versus ma lihtsalt nagu räägin suga ja sa loed, on ju, et sa näed midagi, ja mõne asja puhul on see raske, et pensionit on, ma ei suuda nagu võib-olla, nüüd võib-olla juba, aga ikkagi mitte, et minu pensionipõlv on ju, et milline see välja näeb, kui mul on nii palju raha, kui mul on nii palju raha. Ja mõlemad on väga head näited ja mõlema puhul ma ütlen jaa, nagu kõva häälega jaa, et näitlikustamine on nagu väga suure rolliga ja mõjuga, et ka selle sama pensioni puhul, et me üritame siin tuua lähemale sellele tuleviku Alarile, et sul oleks, et sa tunneks ta ära või näiteks on võimalik kirjeldada siis, et sa kogudki mingisuguse elustiili või mingi asja jaoks, et sa tahad pensionipõlves ka teatris käia, et sa ei taha sõpradele kinkida sokke, vaid tahad teha paremaid kingitusi, et selline nagu, natuke nagu ostukorvi või niimoodi, et sa näitlikustad siis, et mida sa selle pensioniraha eest hakkad saama, mitte lihtsalt abstraktne. Ja suhkru puhul ka kindlasti, pluss veel see alternatiivkulu nii-öelda, vist nüüd on see minu majandusteadlane minust, et kui sa näitadki sellele lapsele näiteks või ka tegelikult täiskasvanud inimesele, et see sama suhkur, eks ju, et sa saaksid selle suhkru eest nagu süüa kommi, kringlit ja veel et just, et kuidagi, et kui sul on nagu see piiratud pott, see on, eks just, ja et see on nagu sinu selline anekdootlik näide, aga et see on ka teaduslikult ka kinnitust leidnud, et lihtsalt abstraktsed teadmised, et suhkur on halb ja siin on, ma ei tea, ka 26 grammi suhkrut, et see ei ütle midagi ja siin jälle... see ütleb endale ka, kui sa vaatad, kus tõesti või. Ma tahtsin vaata, me
peamiselt rääkisime, et me oleme pannud paika selle inimese, kelle käitumist me tahame muuta. Kui palju on, sa oled kirjandust vaatanud, kui palju minnakse mõjutaja nagu käitumist muutma, noh jällegi me teame, turismireis on ju, maksja ja võib-olla see lõplik otsustaja on nagu üks versus nagu mõjutajad, kes tulevad rääkima, kuule, sinna läheme on ju. Sest noh, pere mõttes, eks ole, et võib-olla ma ei taha olla niimoodi, et nagu kõik mehed maksavad, aga ütleme, et võtame niimoodi, et selles peres, eks ole, mees on nagu suurema rahakotiga teeninud on ju ja tema siis nagu lõpuks ikkagi otsustab okei, et lähme siis noh, ostame selle ära, aga et teine pool tuleb ja ütleb, et kuule, meil on lapsed ja et sinna maale me küll ei lähe, selle ei ole turvaline ja nii edasi, et kui palju üldse, see ei ole üldse nagu ja see on näide, et mõnikord otsustab hoopis see, kes ei teeni, et see väga oleneb. Aga ma mõtlen seda just, et kuivõrd on mõistlik minna üldse mõjutama, noh me rääkisime võib-olla ümbrikupalgast, et jätame need maksed kõrvale ja lähemegi nendele teisi on ju mõjutama ja ainult neid mõjutame, et nemad mõjutaks. No vot, et seal tulebki ikkagi projekti alguses aru saada, et kelle käes on võim, et ongi, et kas võim on selle käes, kellel on raha või võib-olla noh, see niimoodi, et nii peres kui ettevõttes võim võib olla juhi käes, aga võib olla ka töötajate käes, võib olla ka laste käes, võib-olla hoopis on selline pere, kus lapsed nõuavad ja saavad kõik oma tahtmised, eks ju, et sa peadki siis alguses aru saama, mis see dünaamika on, et kes on see otsustaja, et ma võib-olla eksin, ma ei ole 100% kindel, aga mul on nagu häguselt meeles, et ka selles ümbrikupalga projektis nad mõtlesid selle läbi ja et selle konkreetse probleemi puhul nendel töötajatel sellel hetkel vähemalt ei olnud sellist mõjuvõimu, pluss on ju veel see, et noh, Bolt näiteks, eks ole. Et paljud Bolti juhid on väga õnnelikud selle üle, et nad ei pea makse maksma. No, et siis seal tekib ka huvide konflikt, eks ju, et miks see töötaja peaks minema nõudma, et tema palgast osa kinni peetakse, eks ju, sest sellega tavaliselt ei kaasne mitte palgatõus, vaid see, et sa saad vähem kätte. Just. Et seal ühesõnaga tulebki leida üles see, kellel on selle otsuse üle kõige rohkem võimu. Hüppan sellest edasi ja küsin seda, et noh, neid samu projekte, käitumiste muutmise projekte võib teha eraettevõtlus sulle, võib teha ülikool. Miks ülikool on hea partner? Kas need on müügiminutid või? Jah. Ei no, kui sa oled valiku ees, eks ole, et miks ma peaks ühte või teist nagu eelistama, mida toob see, et teadlased tulevad mängu, ütleme siis niipidi, see me müüma. Ja siin, no selles, et teadlased võivad, no nagu Emoris töötavad teadlased ja Tartu Ülikoolis töötavad projektijuhid, kes ei ole teadlased, et siin ma olen täiesti aus ja ütlengi, et siin ei ole tegelikult üldiselt, no võib-olla oleneb, aga üldiselt mina julgen öelda, et ei ole sisulist vahet, vaid oluline on, et kes on sinu tiimis, eks ju, noh, ülikoolid on väga suured ja on, et võib-olla sa kogemata palkad endale inimesed, kelle pädevus on kuskil mujal ja nii erasektori kui ülikooli puhul hästi oluline on see, et kui kõrge prioriteediga on see projekt nendele, kes seda teevad, et see on täpselt, noh, seda ma näen nii erasektoris kui ülikoolides, et noh, kui sa pead tegema, siin mõtlen, kuidas väljendada ennast niimoodi, et kedagi ei solva, vaata, et ütleme niimoodi, et igas töös on meil nagu igavamad projektid ja huvitavamad projektid on need, mida me teeme õhtutundidel ka ilma rahata. No, ka praegu tegelikult mul on selline imelik karjäärimoment, kus ma nagu natuke töötan erinevates kohtades ja on mingid asjad, millega ma nagu hullult panustan ja siis mõtlen, oota Heidi, et keegi ei maksa mulle selle eest. Tegelikult nagu, et see, mida ma praegu teen, ei ole nagu, et ma lihtsalt teen seda sellepärast, et see on põnev, eks ju. Ja mulle tundub, et ka nende projektide puhul, mis on olnud siin sellised käitumise mõjutamise projektid, mida ma olen teinud nii Emoris kui Tartus nüüd, et just see et inimeste, et nende läbi viia see hea sõna, no ühesõnaga see, kes siis selle töö ära teeb, et see oleks tema huvidega kooskõlas, et ta ei tee seda lihtsalt
ma tsiteerin siin ühte oma sõpra hoopis teisest valdkonnast, kes on keeletoimetaja, et tema oma töid jagab niimoodi, et on rahatööd ja hingetööd nagu, et tegelikult see on nagu, et noh, tema on vabakutseline ja on teistmoodi, aga isegi kui meil on nagu see palgatöö raames, on osad tööd, mida me teeme lihtsalt sellepärast, et meile makstakse selle eest ja on osad tööd, mida me teeme, sest on huvitav, aga üldiselt tuleb olla jah, selles mõttes ikkagi tark tellija, et oluline on ju nagu see tulemus, eks ju, et kas sulle lubatakse midagi ja siin võib, et nii erasektor kui ülikool võib panna lihtsalt oma logo ja öelda, et see on meie kvaliteet, eks ju, et sa pead siis nagu usaldama, nagu branding, eks ole, aga et sa pead sinna pakkumuse sisse nägema, et kas sulle ikkagi päriselt need samm-sammuliselt ära tuuakse, et tõesti, et see, mina ei julge küll siin nagu promoda nagu niimoodi, ühte või teist, jah. Lõpetuseks ma küsin alati tehisintellekti kohta, et kui kaugel on me tehisintellektiga see, kes suudaks sulle nüüd seda sekkumise ütleme lähenemist edukalt võib-olla juba kirja panna ja öelda, et teeme nii ja sellised sõnumid ja läheb. Oled sa katsetanud, on üldse katsetatud, oled sa lugenud midagi selle kohta juba, et kuigi on uus nähtus on ju mõnes mõttes? Ja ikka juba kasutatakse päris palju kõikides nendes etappides, nii mõistmise, mõjutamise, mõõtmise, et kindlasti see aina enam tuleb meie töösse. Olen ise ka proovinud just ka nagu brainstormimise faasis juba kas või, et kui üksi kodus töötad, siis on nagu peaaegu nagu kolleegi eest, eks ju, et sa saad kuidagi põrgatada ja et ühesõnaga see roll aina suureneb, ma lihtsalt loodan, samamoodi nagu ma olen öelnud turundajate seltskonnas, et ma loodan, et ei teki see olukord, et et nüüd tellime robotilt ja ei olegi nagu seda inimest vaja, et ma arvan, et see on kaugel ja me juba näeme ju osade ettevõtete puhul, kes on nagu inimesi, kas see oli Klarna või veel on ilmselt, et kes on koondanud inimesed ja nüüd saab aru, et natuke liiga kiiresti oli see üleminek, et siin ma väga usun just sellesse kombinatsiooni, et see on sul see tippekspert koos keelemudeliga ja sealt siis see nagu saad sellise hüppe, nagu jah, et selles mõttes nagu kas siis kiiruse või ka kvaliteedi mõttes, et sa saad sellise lisa. Aitäh Heidi, et tulid oma mõtteid meiega jagama, väga põnev vestlus oli. Loodan, et kõik tulevad kuulama järgmist episoodi meile. Aitäh kutsumast! Aitäh!